Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast infotundi siit Riigikogu istungisaali rõdudelt ja ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 15. aprilli infotunniga ja head kolleegid, nii nagu ikka, kõigepealt me teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 16 Riigikogu liiget, puudub 85. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ja majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit. Ja registreerunud Riigikogu liige saab esitada siis veel selle küsimuse raames ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige selle konkreetse küsimuse raames siis võimaluse esitada lisaküsimuse. Ja kokku meil on 12 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on rahandus. Urmas Reinsalu, palun. Härra peaminister, ilusat sooja kevadilma teile ja valitsuse liikmetele. Aga nii heas optimistlikus meeleolus ei ole sugugi meie rahanduse väljavaated. Kui ma vaatan praegu Rahandusministeeriumi avaldatud kevadist majandusprognoosi, siis rahandusolukord on käest lastud, põhimõtteliselt käest lastud. Meil on sellise tempo jätkumisena, nagu valitsus on valinud kursiks, oleme me 10 aastaga ületame juba 60% Euroopa võlapiiri. Meil on võrreldes sügisel ja ka üles blufitud, nagu Rahandusministeeriumi esindajad on kinnitanud, riigieelarve strateegia siis jooksva defitsiidiga lähiaastatel on tegelikult defitsiit prognoositavalt kasvanud 1 miljard eurot 3 aasta peale. Härra peaminister, 1 miljard eurot täiendavalt. Ja mis on nõutuks tegev, et selline majanduse ülestimuleerimine, kui me näeme ka praegu sellel aastal, tegelikkuses ei too kaasa ka SKP kasvu. Et SKP kasvu prognoosib valitsus 2 korda väiksemana, rohkem peagi 2 korda väiksemana, kui tegelikkuses on jooksev defitsiit. Ja samas ka tehisaju arutelul täna ma kuulsin üllatusega selle valdkonna ametnikelt tegeletakse positiivse eelarve koostamisega, sealhulgas ka selle valdkonna projektidega lisaeelarvena. Ja minu küsimus teile, härra peaminister, on, et millised on valitsuse võimalikud kavandatavad sammud riigi rahanduse uuesti juhitavaks muutmiseks keskpikas 5 aasta perspektiivis. Et sellele ei ole suutnud relevantset vastust anda ei rahandusminister ega varem ka teie. Ma pakuksin nüüd Eesti avalikkuse eest teile seda võimalust. Nii et kõnetool on teie, palun, härra peaminister. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Aitäh, Urmas, sullegi kena kevadet. Et päike paistab, näha on rõõm, optimismi. Räägime rahandusest. Kõigepealt majanduskasvu prognoosidest, kui tagantpoolt alustades, on nii, et 26. aasta majanduskasvu prognoosid Luminor on oma prognoosiga nüüd uuendanud on 2%, Eesti Pank 2,8%, Rahandusministeerium 2,3%, nii et eks ta sinna 2 ja 3 vahele see prognoos tuleb. Aga prognoosi ja elu, ma arvan, me ei peaks praegu keegi kadestama, sest see on ikkagi kohutavalt keeruline ülesanne hinnata, millised on maailmas toimuvad sündmuste mõjud ka majanduskasvule. Hormuzi väinas toimuv kindlasti mõjutab seda ja eks see prognoosi tegemine mõneti on, nagu vanasti oli Pauru katlal või seadmel seesama manomeetri vaatamine, seier käis üles alla. Nüüd siiski
nagu te ütlesite, mulle väga jäi kõrva see, et majanduse ülestimuleerimine. Jah, tõsi, sellel aastal me teeme rekordtempos investeeringuid teedesse, investeeringuid teeme raudteesse, paljudesse muudesse valdkondadesse ja loomulikult neid on vaja teha, et Eesti inimeste elujärg saaks parem, ühendavus parem. Samamoodi kaotasime selle aasta alguses teie enda loodud astmelise tulumaksu ehk selle maksuküüru, mis on siis Isamaa, sotside ja Keskerakonna maksuküür, sest nemad on selle loojad olnud, igaks juhuks täpsustan ette ära, enne kui te hakkate seda kellegi teiseks omistama. Ja selle tulemusena tõesti jäi majandusse ligi 800 miljonit rohkem. Eesti Panga hinnangul tähendab see umbes 10% netopalga tõusu. Nende viimases majandusprognoosis on see ka kirjas, inimesele tähendab see umbes 10% netopalga tõusu. See on päris suur summa. Nüüd riigi rahanduse juurde. Ma meenutan, et aastal 2024 meie selline plaanitud või eelarveseadusega vastu võetud defitsiit pidi olema ligi 3%, veidi alla selle, jäi umbes 1,7 peale, ehk me saime 600 miljonit paremini hakkama. Eelmisel aastal, 2025. aastal oli meie defitsiit planeeritud -3, mis oli reeglitega maksimaalne ja me saime 800-900 miljonit paremini hakkama, ehk defitsiit tegelikult tuli veidi üle 1% ehk 1,3. Nüüd selleks aastaks on planeeritud 4,5 ja uus Rahandusministeeriumi kevadprognoos, mis on kindlasti konservatiivne, näitab, et see defitsiit juba on veidi väiksem. Nende prognoos on, et on 4,3%. Järgmiseks aastaks on nad prognoosis defitsiidi määra tõstnud 4,9 peale ja see indikeerib seda, et sinna on juurde pandud erinevaid kulutusi ja erinevaid ümbertõstmisi. Selleks, et see raamidesse saab, tuleb järgmisel aastal vähendada kulutusi, mis on klaar, ja teiseks vaadata üle kõik need samad tegevused, mida me teeme, aga sellest ma saan teile kohe pikemalt rääkida. Aitäh! Aitäh! Ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Härra peaminister, muidugi tuleb tööle hakata järgmisel aastal. Täiesti nõus teiega, et selles mõttes ja teie head nõuanded on alati siis teretulnud. Ja ma arvan, et praegu olukord on nii kehv, et ma prognoosin praeguses olukorras, nagu ma olen rääkinud ka meie rahandusekspertidega, ilmselt ei ole meil ka järgmisel aastal negatiivsest lisaeelarvest pääsu. Ja arukas oleks see teha juba, ja ma olen ettepaneku teinud Isamaa poolt juba seda sellel aastal teha, mitte kõneleda signaale positiivsest eelarvest. Ma ei saanud vastust teilt, välja arvatud see, et järgmisel aastal tuleb hakata tööle. Härra peaminister, ma luban, et see ülesanne püstitus saab täidetud peaministri poolt antuna. Nüüd teine küsimus puudutab rahanduse väljavaateid keerukas olukorras, mis on energeetika. Et nimelt samm-sammult on Eesti energiajulgeolekut, ka põlevkivi ressursi julgeolekut halvendanud teie valitsus. Omaette otsused olid, et vargsi on ära antud riigi põlevkivi kaevandused, ainult Estonia kaevandus on jäänud siis Enefiti kontrolli alla ja need on väga tõsised pikaaegsed otsused, mida te olete langetanud. Aga minu küsimus on konkreetne. Härra peaminister, rääkige palun avalikkusele, kinnitage või lükake ümber, kas Kliimaministeerium on esitanud valitsuskabinetile memorandumi arutamiseks, elektrituruseaduse muutmiseks, millega kavatsetakse 2028. aastast regulatiivselt Auvere elektri siis tootmine turult kõrvaldada juba juriidilisel alusel ja lülitada see niinimetatud passiivsesse strateegilisse reservi. Kas see informatsioon vastab tõele? Millised on kavatsused siis põlevkivienergeetika turul võimaldamise või mitte võimaldamise kohta Vabariigi valitsusel? Kas selline valitsuskabineti initsiatiiv eksisteerib? Palun. Jaa, aitäh, hea küsija. Nüüd mitu asja. Kõigepealt, jah, mulle tundus, et te võib-olla ei tabanud selle asja üdi ja eks püüan siis seda veel kord selgitada, et me oleme kriiside kiuste. Kõikide keeruliste olukordade ja majandus jahenemise, sõjamõjude kiuste suutnud nii 24. aastal, pange tähele, kui 25. aastal 600, 800, 900 miljonit kokkuhoidlikumalt toimetada. Suudame ka sellel aastal. Ja teeme eelarvega sellise, et järgmisel aastal püsib see kenasti raamides. Nii et kui te arvate, et töö algab järgmisel aastal, siis te sügavalt eksite. Kogu selle kriisi aja oleme hoolega toimetanud, vastutustundlikult rahaga ringi käinud. Ja teiseks ka majandus on pöördunud kasvule, mis on meie jaoks oluline. Ja osa sellest kindlasti on sellest, et inimeste tulumaksu alandati
kaotades ära teie loodud ebaõiglase keskmist tööinimest kõrgemalt maksustava astmelise tulumaksu. Nii et jah, ma arvan, et te võite unistada, et minna jälle tööinimese raha kallale, aga me kindlasti astume sellele vastu nii palju, kui on võimalik. Seda nüüd esiteks. Teiseks, Auvere turult äratoomiseks. Vot need, ma ei tea, millest teie sellised jutud tulevad, sest Auvere mure tihtipeale on ju selles, kui te vaatate, on selline sait nagu kas Auvere on katki. Auvere probleem üldiselt on see, et ta ei tööta. Ja kui ta töötab, siis ta pakub nii kallist energiat, et seda keegi väga õiesti ei taha. Et miks Eestis energia hind on alla tulnud, on sellepärast, et me oleme loonud uusi taastuvaid energiaallikaid. Päike ja tuul. Seda teab iga toimetus. Paneb uudise lõppu, kui küsitakse, miks hind ei ole alla tulnud või miks hind on kõrge, sest päikest ja tuult ei ole. Ja kui hind alla tuleb, on päike ja tuul. Ja ma saan aru, veel kord, jälle teie maailmavaatega ei lähe kokku taastuv energeetika. Te arvate, et kogu asja üdi ja elu mõte on põlevkivis. Ei. Aga põlevkivijaamad on meil seni reservis, kuni neid vaja on. Seni püsivad nad reservis. Samamoodi Auvere tegelikult on meil olemas, nii et sellist arutelu, sellist memorandumit ja sellist ettepanekut ei ole tulnud. Kui te tähele panete, kuulake samal ajal, lobisege. Ja teiseks tulevad juurde uued gaasijaamad, mis tagavad juhitavad võimsused. Nii et taastuv toob hinna alla, seda on rohkem vaja ja kõik muu on seni reservis. Ja sellist ettepanekut, nagu te kirjeldate, ei ole meile teinud siin kõrval istuvad energeetika keskkonnaminister, aga ütleme nii, et see ei takista ilmselt teil seda väidet väitmast. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus esitab Martin Helme, palun. Aga see oli küll hästi libe vastus, et ettepanekut ei ole tehtud, aga Urmas küsis, kas memo on. Nüüd siin oli mitu väga huvitavat juttu, mida ma tahaks nagu adresseerida, et valitsus püsib eelarve raamistikus. See on küll huumor. Valitsus on meil kulutanud viimasel 5 aastal nii palju raha, mida pole, et meie riigivõlg on 2-kordistunud Reformierakonna ajal. Reformierakonna ajal 2-kordistunud riigivõlg ja teie prognoos on, Rahandusministeeriumi prognoos on, et järgmise 4 aasta jooksul veel omakorda 2-kordistub. Ja kui te nägite, et prognoosida on raske ja see on keeruline, no ei ole väga raske. Teil on ilus mudel, et kui EKRE oli valitsus, siis prognoositi liiga pessimistlikult, prognoosi viga oli peaaegu 4 punkti tegeliku kasvu kahjuks ja selle tõttu eelarves näidati peaaegu 500 miljonit eurot vähem. Nii kui Reformierakond valitsused hakkasid tulema optimistlikud, prognoosid 4,5%, 3,5% ja igal aastal said selle tõttu siis eelarvesse prognoosida kulusid seal kuskil 600-500 miljoni võrra rohkem, aga tegeliku kasvu ei tulnud nii palju ja seda raha ka ei tulnud nii palju ja selle tõttu te oletegi pidanud laenama. Nii et teie prognoosid on poliitilised ja vigased. See, mis te räägite majanduskasvust, no see on tegelikult traagiline. Iga kord, kui Eesti inimene sai endale jaanuaris, veebruaris või märtsis kohutavalt suure elektri- või küttearve, suurendas see SKP-d, aga tegi vaesemaks inimesi ja ettevõtteid. Nüüd, see ei ole abstraktne kõik, et kui mina olin rahandusminister, siis Eesti riigivõla intressikulu oli 25 miljonit eurot aastas. 25 miljonit intressikulu. Kui teie ära lõpetate, siis see intressikulu, kui me prognoosiga läheme 30. aastal, on see 700 miljonit eurot aastas. See on peaaegu 3 korda rohkem, kui automaksu kokku korjatakse. Nii et teie poolt juhitatud riigi majandus, siin Ligi, Akkermann ja Keit Pentus-Rosimannus ja peaministrid Michal ja Kaja Kallas on Eesti riigi pankrotti viinud. Ja teil ikka jätkub veel sellist nagu optimismi siin. Mida kiiremini teid ära koristada sealt valitsusest, seda kiiremini lõpeb Eesti riigi pankrotistamine. Mina ei saa aru, millega te mõtlete? Ei tea, veidi keeruline tuvastada, mis see täpne küsimus oli, aga eks ma suhteliselt Seal oli loomuliselt ka vastan. üks lühike küsimus oli kõige lõpus, aga enne seda oli väga pikk lause. Ja jah, kui sellele vastata, siis loodetavasti peaga, aga veidi ka südamega. Nii et nüüd tulles teie muu selle tiraadi juurde ja mõeldes selle peale ikkagi, et te ometi olete olnud rahandusminister. Ja see iga päevaga tundub pentsikum selliseid väiteid kuulates, et Rahandusministeerium ei tee prognoose, mis oleksid võimulolijale meeldivad. Veel tihemini teeb prognoose, mis on alati napimad, kui avalikkus ootaks või optimistid ootaksid. Nii et nende prognoosid pigem on konservatiivsed, mida ka indikeerib 24. ja 25. aasta ja nad ei tee seda ju pahast tahtest. Rahandusministeeriumi prognoosijad
kaitstes, vaid sellepärast, et muutlikus keskkonnas ongi väga keeruline ette näha, sest ei ole ju kuskil pankades ega asutustes olemas seda kristallkera, mis ütleks, et konflikt Hormuzi väinas lõpeb sellel hetkel, pärast seda mõju Euroopale, maailma majandusele taandub, hinnamõju taandub, järgmiseks talveks, sügiseks gaasi hind on täpselt selline ja nii edasi. Seda ei ole olemas, nii et selles mõttes jah, ärge tehke poliitiliseks asju, mis ei ole. Prognoosid pankades, keskpangal, Rahandusministeeriumil ei ole poliitilised prognoosid ja ma arvan, et väga oluline võidelda sellest, et see nii ka jääks. Ma saan aru, et EKREIKE mõttekäik on, et politseijuhid peavad olema sobivad, meediajuhid peavad olema sobivad ja ka prognoosid peavad olema sobivad. Eks te peate seda Isamaa ja Keskerakonnaga omavahel arutama. Mina loodan, et nad ikkagi sellest teie poole üle ei tule, ehkki osa retoorikat nad on teilt üle võtnud küll. Nüüd, mis puudutab defitsiiti, siis mäletan, et teie ajal vist rahandusministrina oli see defitsiidi plaan oli 10% enam. 10% enam. Ja nii et selles mõttes, mees, kes on Eestis teinud rekordi või kelle ajal on tehtud rekord rahandusministriks olles, teeks targalt, kui ta väldiks seda välja avamist, sest ta annab vastasele väga kergelt palli jalale ja praegu te andsite mulle. Nüüd, mis puudutab neid samu sõnumid majandusest, kas te ometi eeldate, et kui majanduses on keerulised ajad, et me pigem keerame kõik hapnikukraanid kinni ja läheme selles suunas, et inimestel ja ettevõtjatel oleks raskem? Ei. Vastupidi, selle aasta alguses just sellepärast me tulumaksu langetasime, kaotasime selle sama astmelise tulumaksu, et majandus jääks rohkem raha, inimesed saaksid enda tulevikku kindlustada ja investeerida või mida iganes nad soovivad ette võtta. Nii et täpselt samamoodi kõik need ettepanekud, mis siin kõrvaltreast kõlavad, et tõmmake kokku valitsemiskulusid, aga ühtegi konkreetset kärpeettepanekut sealt ju tulnud ei ole. Ainukesed on parempoolsed, kes ütlevad, et tuleb pensionite kallale minna. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on uus Kiviõli kaevandusõiguste müük. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea peaminister. Ma vaatan, et teil on täna hea tuju. Ei tea, kas selle hea tuju on tekitanud see asjaolu, et uus Kiviõli kaevandusõigused müüdi maha erasektorile või mitte. Ja ma lihtsalt tuletan meelde, et kaevandusõigus, mis tagab erasektorile 30 aasta põlevkivivaru. Ja siiamaani tegelikult ei soovita avalikustada selle tehingu hinda. Ja mul on selline tunne, et see tehingu hind on väga marginaalne, arvestades seda tulu ja seda mahtu, mida on sealt võimalik võtta. Nüüd kogu see protsess on toimunud tegelikult salaja ja ei ole leidnud ka sellist ühiskondlikku arutelu. Ja ma arvan, et arvestades selle teema olulisust, et tegemist on Eesti inimestele kuuluva maavaraga väga suurtest kogustest, siis oleks vähemalt pidanud toimuma ja eelnema sellele tehingule arutelu ühiskonnas. Seda ei toimunud. Ja tegelikult selline tehing üldse tehti, ilmus kogemata välja eelmise nädala ühest uudisest. Et see ei ole tegelikult hea ja mõistlik tava, kuidas selliseid tehinguid teha ja kuidas Eesti riiki juhtida. Ka teie ise ei ole selle osas mitte midagi öelnud või õigustanud või laitnud seda tehingut. Ja ma sellest lähtuvalt küsingi, et kaalul on tegelikult energiajulgeolek pikemas perspektiivis. Me ei räägi praegu, et teil on ideoloogia, et me saame hakkama roheenergiaga. Me teame kõik, et seal on omad probleemid olemas. Meil on vaja selgelt juhitavaid võimsusi. Juhitavad võimsused me saame tagada oma maavaraga ja me ei saa lähtuda sellest poliitikast, mis on siin kujundatakse 5 või 10 aastaks, vaid palju pikemalt. Nii et ma tahaks teie hinnangut saada kogu selle tegevuse osas, mis on praegu lahti rullunud selle Kiviõli, kaevanduse õiguse müügiga. Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Jaa, aitäh, hea küsija. Te ütlete, et sellel teemal ei ole debatti olnud. Võib-olla tõesti meie sellised informeeritusastmed on ajaloost erinevad, et näiteks majandus-taristuministrina aastal 2015-16 käisin mina Ida-Virumaal regioonis lahendamas seda sama naftaturu kriisi, mis pani meie põlevkivi tootmised suure löögi alla.
ja siis olid ka löögi all erinevad töökohad. Astusime erinevaid samme, muuhulgas ka ressursitasudega ja tänu sellele muuhulgas ka VKG, aga Eesti Energia erinevad tootmisvõimsused, väga paljud jäid püsti, regioonis säilis tööhõive. Ja need debatid on vanemad kui see kriis, kui isegi eelmine kriis. Et debatid, kuidas kaevõigused, kuidas keegi mingit kaevandust kasutab, vara kasutab, need on väga vanad. Nii et seetõttu üllatab mind pigem Keskerakonna ja ma ei tea kelle siis koos, kas Isamaa või EKRE ühine katse vedada oma poliitilisse valimiskampaaniasse VKG ja Eesti Energia. Ja need inimesed, kes töötavad põlevkivisektoris. Ma ütleks viisakalt, et ma loodan, et te mõistate selle asemel, et alakasutatud kaevandusi sulgeda või siis neid lahti hoida, vett välja pumbata, inimesi vallandada, on mõistlikum ressursi kasutus ju nii looduse huvides kui töökohtade huvides. Ja ma ei teagi, mis see teie ettepanek siis on, et jätame selle kaevanduse või kaevandusloa kasutamata, mida Eesti Energia ei oleks kasutanud, millele tal ei olnud mõistlikku kasutust, laseme inimesed lahti. Ma südamest tundub või loodan vähemalt, et Keskerakond ometi seda ettepanekut ei tee. Või et hoida kaevandusi tühjana, pumpame vett, muudkui pumpame, hoiame kaevandusi. Ma jälle loodan, et Keskerakond seda ettepanekut ei tee. Mulle tundub, et te olete pea ees tormanud otsima mingit poliitilist võitlust, tõmmanud sellesse Ida-Virumaa inimesed ja ettevõtted, mis tegelikult energiaga tegelevad ja põlevkiviõliga tegelevad. Nii et kui viisakalt öeldes võib-olla kaalute seda rünnaku suunda, et ilmselt ei ole vaja neid rünnata. Seda nüüd esiteks. Teiseks, tegemist ei ole põlevkivi varumüügiga, vaid kaevandusloa võõrandamisega. Seda kindlasti oskavad teile ettevõtjad öelda ja vastava valdkonna ministrid ja ministeeriumid ka. Põlevkivi kuulub jätkuvalt riigile. Ma nüüd ütlen nii võib-olla peast ja võin siin vääratada ja eksida, loodan, et antakse andeks, aga põlevkivi varu on meil rohkem kui mitmesajaks aastaks Eestis olemas. Selle loa alusel on võimalik seda kasutada ja ongi loogiline, kui sul on olemasolev kaevandus, mida sa ei kasuta, et keegi teine seda kasutab, sest vastasel korral ongi olukord see, et sa pead seda üleval hoidma, kulutama ressurssi selleks, keskkonda saastama ja keegi teine hakkab uut kaevandust avama. Uue kaevanduse avamine on 10 ja 100 miljonid. Nii et mulle tundub, et teil on see poliitiline rünnak väga läbi mõtlemata. Aitäh! Aitäh! Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, lugupeetud peaminister. Tegemist ei ole poliitilise rünnakuga. Tegemist on siira murega, mida te tahate tegelikult või mida te olete teinud põlevkivi ja selle nii-öelda mõnes mõttes erastamisega. Jah, see on sõna nagu nii-öelda mäng. Üks pool on see, et maavara, mis kuulub rahvale, ei. Me ei ole nagu seda ära andnud, aga me oleme ära andnud kaevandusõiguse. Kaevandusõigus on täpselt sama. Ehk siis ettevõttel on nagu võimalus seda kaevandada ja väärindada. Ma tahan nagu nii-öelda täpsustada, et siin ei oleks väär arusaama. Meil ei ole VKG osas mitte ühtegi probleemi ja pretensioone. Meil on pretensioon teie otsuste ja Eesti Energia otsuste osas, mida tehti vargsi ja millele ei eelnenud ühiskonnas debatt. See on see probleem. Ja siiamaani ei ole ühiskond ju saanud ka infot, mis on selle tehingu hinnaks olnud. Ja seda varjatakse. Ja teiselt poolt me räägime ikkagi nii-öelda pikaaegsest strateegiast ja täna meil toimus ka komisjonis arutelu, kus ka kaardistati ära need varud. Mina võin öelda, et need ei ole 200-aastased varud, nagu te praegu ise ütlesite. Need varud on väiksema, mis on reaalselt ja mõistlikult kaevandatavad. Ja me peame arvestama praegu sellist turbulentses maailma olukorras, kus me praegu oleme, geopoliitikast lähtuvalt, et me võime sattuda olukorda, kus me peame ise hakkama saama oma maavaraga tootma sellest energiat, elektrit. Ja see peaks olema nagu pikem plaan. Teie lähtute sellest lühikesest plaanist, mis on ENMAK-is ja ma arvan isegi see on ENMAK-ist väljas, see, mis te praegu tegite. Ja te hästi palju lähtute ka nii-öelda ETS-süsteemist, kuidas te praegu toimib. Ehk siis meie peame riigina mõtlema pikema nii-öelda vaate peale ja see on hästi oluline. Ja sellest lähtuvalt see oleks pidanud olema väga oluline debatt meie riigis, kas me võõrandame selle kaevandusluba või mitte. Aitäh! Aitäh. Ma nüüd kordan mõned faktid üle, et see võib-olla teeb seda pilti selgemaks ja endiselt kutsun
poliitikas jah, mitte tõmbama poliitilisse kampaaniasse 2 suurt ettevõtet ja põlevkivi valdkonnas töötavaid inimesi Ida-Virumaal. Esiteks, riigi tulu siiski pigem säilib ja suureneb. Põlevkivi kuulub jätkuvalt riigile, riik müüb seda kaevandajale alles kaevandamise hetkel. No, see on oluline tajuda. Ja kaevandamise õiguse tasu alusel. Riik ise määrab kaevandamise õiguse tasu suuruse. Ja kaevandamise õigus või kaevandamise eest makstakse riigile kaevandamise õiguse tasu sõltumata loa omanikust. Siiamaani on suhteliselt lihtne. Ressursi kasutusele võtmine suurendab reaalseid laekumisi riigi tuludesse, KOV-idele ja võimaldab säilitada olemasolevad töökohad põlevkivitööstuses. Noh, ma arvan, klaar. Nüüd, ebavajaliku keskkonnaloa hoidmine, kas see on põhjendatud? No tegelikult ju ei ole. Et ei ole põhjendatud hoida enda käes strateegilist sisendit, mida ise ei kasutata. Ja isegi kui see oleks eesmärgil piirata teiste turuosaliste ligipääsu, ma arvan, et see ei ole mõistlik. Riigi kui omaniku ootus on kasutada loodusressursse nii tõhusalt kui võimalik, sest nagu ma juba kirjeldasin, kui sul on olemas kaevandus, mida sa ei kasuta ja keegi teine võib kasutada, siis kas me peaks jõudma sinnani, et me avame uusi kaevandusi? Ja kellegi kaevandused seisavad kasutamata. Ma täpselt isegi ei saa aru, kuhu te jõuda tahate. Lisaks põlevkivi kasutus on drastiliselt vähenenud. See on vähenenud just seoses sellega, et põlevkivi elektri tootmine väheneb. Teie räägite, et see peaks olema meie strateegiline suund ja ma tean Keskerakonna vaadet, et Auvere ja mitu uut Auveret peaks tulema. Nende häda ei ole mitte ideoloogia, vaid hind. See hind on liiga kallis inimestele ja looduskeskkonnale. Põlevkiviprojektid ütlevad teile kõik eksperdid energeetika valdkonnast ei ole võimelised selle hinnaga turule saama. Ja seetõttu on nad täna reservis, me hoiame, maksame selle eest ja gaasijaamad tulevad ka juurde. Gaasijaamad jah, loomulikult tagavad seda tipukoormust. Nii et seetõttu jah, ütleme, teie ettekujutuse või see kontseptsioon, mida Keskerakond praegu siis tundub esindavat, on see, et Eesti Energia oleks pidanud mittevajalikku ressurssi või endale mittevajalikku ressurssi hoidma 10 küünega kinni, kaevandusluba, mitte kasutama seda, hoidma neid ressursse niimoodi, et ise kulutama selle peale, keegi teine oleks pidanud avama uusi kaevandusi, 10 ja 100 miljoneid, looduskeskkond oleks jälle ühe augu juurde saanud, veidi jälle reostatud vett juurde saanud ja osad inimesed oleks lahti ka lastud. Kuulge, see ei ole plaan. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh. No see on teil väga huvitav mõttekäik, et kuna me ise ei jõua kaevandada strateegilist ressurssi piisavalt, siis müüme maha. Ja ärme müü osa maha, aga müüme kõik maha, müüme kogu uus Kiviõli kaevandusõiguse maha. No sellise loogikaga võib päris palju erinevat riigivara maha müüa, tundub, et te sellega ka tegelete. Et kuidas on üldse võimalik strateegiliselt aastaid Eesti Energia käis kohut just selle kaevandusõiguse pärast, mille tulemusel jäi siis 2/3 kaevandusõigusest Eesti riigifirmale, 1/3 läks erasektorile. Ja erasektoriga oli kokkulepe, et neile jätkub 20 aastaks seda põlevkivi. Nii et see jutt, et töökohad kaoksid, kõik oli otsas, see ei vasta tõele, et see põlevkivi oli olemas. Ja seejuures, kui see on nii väike asi, mis müüdi maha, mis ei ole oluline, miks siis varjatakse tehingu hinda? Täna erikomisjonile keelduti avalikustamast seda hinda. Miks seda niimoodi varjatakse? Ja mis veel tuli väga huvitav asi välja täna erikomisjoni istungil, et valitsus polnud üldse kursis, et selline tehing valmistati ette. Valitsust ei teavitatud sellest tehingust, vaatamata sellele, et Kliimaministeeriumis oli viimase paari aasta jooksul 18 lobikohtumist VKG-ga. Minister Andres Sutil oli kohtumine VKG-ga kuu aega enne seda, kui see tehing kinnitati ja samal kuul, kui siis Keskkonnaamet selle loa andis. Palun öelge, et kas te kinnitate, et mitte keegi valitsuses ei teadnud sellest, et te peate normaalseks, et põhimõtteliselt Eesti Energia teeb väga olulisi mis puudutab just strateegilisi ja varustuskindluse energiajulgeoleku osas otsuseid. Keegi selle kohta ei tea valitsus, keegi selle eest järelikult ka ei vastuta ja keegi ei tea, mis hinnaga see luba ka maha müüdi. Et näiteks Konkurentsiamet täna istungil ütles, et nemad sellist asja normaalseks ei pea, nad näevad päris mitu probleemi selles tehingus. No aitäh, hea küsija, et teil oli ka palju küsimusi. Kõigepealt mittevajaliku vara
No jah, üldiselt niimoodi kontseptuaalselt ma ütleks viisakalt, et mittevajalikku vara ei olegi ju vaja, et see on ilmselt mõistlik võõrandada. Antud juhul, nagu ma kolleeg Lauri Laatsile ka kirjeldasin, on ju kontseptsioon veel lihtsam, et kui on kaevandus või kaeveõigus, mida sa ei vaja, siis selle kinnihoidmine ei anna midagi muud, kui et keegi kuskil peab avama uue kaevevälja või kaevanduse. Miks me ometi seda peaks tahtma? Lihtsalt kiusust peaks üks ettevõtja hoidma siis Eestis kinni, et tal on kaevandus, mida ta ei kasuta, laskma inimesi lahti või säilitama seda kaevandust ja siis ütlema, et teie avage seal 10 ja 100 või mitmesaja miljoni eest uus kaevandus. No, saate ju ise aru, et see, kuidas öeldakse, ei klapi. Seda esiteks. Teiseks, ma ei oska kommenteerida eraettevõtjate väiteid VKG ja erinevate hindade kohta. Ma neid rumalaks ei pea, nad oskavad rahanumbrit kindlasti väga hästi lugeda. Erikomisjonist te ütlesite, et huvitavad tuli. Tõepoolest, minagi nägin sotsiaalmeediast, tuli küll. Et Priit Sibul vist lootis seal juba, andis mingi sellise sõnumi, et Vene gaas peaks naasma meie turule. Et ma ei tea, kas see oli vist teie erikomisjonist, jah? Et see oli tõepoolest väga ainulaadne, et me üritame nagu mujal maailmas võidelda. Eesti Vabariik seisab selle eest, et tõrjuda Vene gaasi ja Vene energiakandjaid igalt turult ja siis jääb justkui selline mulje nendest avalikest sõnavõttudest. Ma loodan, ma sain valesti aru, aga sotsiaalmeedias Mario Kadastik pani selle juba üles ja ma tõesti olin hämmastunud, olin päris hämmastunud. Ma ei oleks seda Priit Sibulast oodanud, et ta tahaks Vene gaasi Eesti turule tagasi tuua. Aga tõepoolest omapärane lugu. Keegi ei oleks oodanud, ütleb Aivar Kokk, väga mõistlik. Nüüd valitsus. Jah, valitsus ei tegele Eesti Energia ju igapäevaste äriotsustega. Et selles, ma arvan, on teil õigus. Ja ma arvan, et kui Eesti Energial on üldkoosolekule mingeid küsimusi nõukogu arutab, siis ta saab üldkoosolekule poole pöörduda. Üldine keskkonnapoliitika, kliimapoliitika, loodushoiupoliitika, kaevandus, kõik see muu ongi ju Kliimaministeeriumi pädevuses ja mis oleks mõistlikum, loogilisem ja otse öeldes ka vajalikum, kui et selle valdkonna ettevõtjatega minister kohtub. See on tema töö. Ta peab kohtuma nendega. Iseäranis pentsik oleks, kui keegi ütleks, et energeetika valdkonnas suurte ettevõtjatega valdkonnaminister ei kohtu. No see oleks küll väga imelik riik. Peaks kohtuma. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka kolmas küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teema puudutab kütuse hinda. Martin Helme, palun. Ja ennem siin Michal tuletas meile meelde, kuidas rahandus 2020. aastal oli suures võlas. Ja ma ütleksin, et ei ole enam minu käes rekord. Rekord on ikkagi ligi käes riigivõlga ajamisel nii mahu mõttes, nii absoluutnumbris kui ka protsendi mõttes, SKP suhte mõttes. Nii et olete siin riigi rahandust korda tehes uued rekordid püstitanud. Aga samal ajal, kui meil oli EKRE valitsuses, olid paljud asjad hoopis teistmoodi kui täna. Ma tuletan meelde, et meie ajal oli diisliliitri hind posti otsas 99 senti liitrist. Diisel oli alla euro. Ma tuletan meelde, et aasta keskmine elektri hind Eesti turul oli natuke üle 3 sendi kilovatist ehk 30 eurot megavatist. Et need olid poliitiliste otsuste tagajärjel saavutatud hinnad Eestis. Mitte valitsuse kehtestatud, aga valitsuse valikute tagajärjel saavutatud hinnad. Nüüd me elame siis olukorras, kus elektri hind on sõltuvalt päevast 5–13 korda kõrgem, kui ta oli ilusatel aegadel, kui EKRE oli valitsuses. Diisel on 2 korda kõrgem, kui ta oli ilusatel aegadel. Kõik on valitsuse poliitika tulemus. Loomulikult see on kõigile selge. EKRE on toonud siia parlamenti 2 erinevat eelnõud. No, neid eelnõusid on olnud varem rohkem, aga praegu on 2 konkreetset eelnõud menetluses. Ühe järgi tuleks langetada kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumini ja vähendada käibemaksu. Sellepärast, et kütuse hinnast, sellest samast 2 eurost liitri pealt üle 55% on maksud, riigimaksud. Ehk kui riigimaks ei oleks, siis oleks ta jälle alla euro, eks. Aga me langetaksime, me saaksime sihukese 30% hinnaalanduse kindlasti, võib-olla isegi kuni 50%. Ja teine meie ettepanek on vähendada või tähendab kehtestada kütusele hinnalagi ja see hinnalagi siis töötaks turupõhimõttel, et kütusefirmad ei tohi üle 10% kasumlikkust saada. Kui saavad, siis valitsus kehtestab hinnalae ja siis pärast seal teeb rebatiga tagasi. Ma küsin teilt, kas teie toetate neid 2 meedet, et inimestel teha elu kergemaks ja kütus odavamaks? Aitäh! Aitäh, hea küsija!
ma loodan, et need teie ettepanekud siis tulevad kuidagi valitsusse, ilmselt need on eelnõude kujul esitatud, me anname kindlasti põhjendatud arvamuse sellele. Noh, kuidas ma ütleks, majanduses ikkagi üldiselt on nii, et hind kujuneb pakkumise nõudluse vahekorras, vähemalt selles riigikorras ja majandussüsteemis, kus meie oleme. Nüüd ettekujutus, et sa millelegi kehtestad hinnalae, ma julgen arvata, et seda on juba nagu proovitud ja hinnalaele tõenäoliselt järgneb ka kauba koguse määratlemine ja siis järgneb juba see, et igaüks teeb 2 ringi seal jaamas, et seda kaubakogust suurendada ja siis järgnevad juba muud turud. Nii et seda kõike on varasemas siis ajastus proovitud, kus Eesti ei olnud vaba ja see majandussüsteem teadupärast edu ei too. Ja inimesed teeb vaesemaks ka. Nüüd jah, mulle väga selline kontseptsioon teil meeldib, et 2020 oli energia hind odav, et hakkame arvama, et vandenõuteoreetikud, kes väidavad, et COVID on kuidagi, ma ei tea, välja mõeldud, eks ju, et samamoodi tundub, et teilgi ei ole enam meeles, et sellel ajal oli tarbimine madal. Loomulikult sellel ajal energiat oli vähem. Hind kujuneb nõudluse ja pakkumise vahekorras. Veel kord kordan. Nii et järelikult, kui tarbimist on vähe, on hind ka madalam. Nii et seetõttu jah, ma ei omistaks seda au ise endale, et sellel ajal oli majanduses keerulisem aeg ja tarbimine oli madalam. Nüüd, mis samme me oleme astunud ja mis on oluline rõhutada, et me tegime ettepaneku ja ma vist loodan, et kas sellel nädalal või järgmisel nüüd parlament teeb oma otsused ära, jätta ära maiks erinevate energiakandjate ehk siis diisli, bensiini, elektri aktsiisitõusud. See on ligikaudu 40–60 miljonit. See tähendab seda, et me jätame ära aktsiisitõusud, et hinnatõusud ei kanduks nii palju tarbijatele edasi, et sealt täiendavat hinnatõusu ei tuleks. Teiseks osaleme riigina Eesti riigi varude keskusega. Jah, me loomulikult maailma mastaabis oleme üsna väiksed, aga me siiski osaleme ja selles osalevad kõik rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid, et tuua turule oma kütusevarud. Ja miks see oluline on just sellepärast, et praegune kriis, seda võivad ka erinevad eksperdid kirjeldada ja ma arvan, et Eesti inimesed on seda ka jälginud ja aru saanud, on just nii-öelda tarnimise kriis. Et see kriis on tingitud sellest, et ühel tarnearteril on pandud sisuliselt liikumine kinni. Ja kui me vaatame laiemalt, loomulikult selle mõju on tohutult suur Aasias, Euroopasse on see vähem kui 5%, aga see siiski mõjutab meie postihindu. Nii et meie oma sammud oleme astunud, kindlasti jälgime sündmusi ja kui on vaja, astume järgmisi samme, aga praegu jah, aktsiisitõusud jätame ära ja toome varusid ka turule. Aitäh! Aitäh! Ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. No vot, nüüd läksid küll loogika-lõksu, et ühest küljest COVID-i ajal ei olnud tarbimist ja olid väga erakorralised majandusolukorrad, aga see ei takista kunagi reformierakondlasi süüdistamast tolleaegsete erakorraliste finants- ja eelarvemeetmete osas tollast valitsust. Pakkumise ja nõudluse kohta oli tegelikult siin eelmine küsimus selle põlevkivi teemal ju see puudutab. Tänane valitsus süstemaatiliselt tapab ära Eestis põlevkivi elektri tootmist erinevate võtetega ja sellega siis piirabki pakkumist ja tekitab nõudlusega hinnarallit, et kõrge elektrihind on teie poliitiliste otsuste tagajärg Eestis. Puhtalt. Ja sellest ei ole meile küll mõtet rääkida, kuidas te aitate inimesi aktsiisitõusu ära jätmisega. See on teie enda tehtud maksuralli, eks? Aktsiisitrepp on meil lausa. Selle, et te ühe trepi astme lükkate edasi 1 aasta võrra, ausalt öeldes eriti ei lohuta kedagi. Mina küsisin aktsiiside langetamise kohta ja võimaluse kohta ka käibemaksu vähendada teatud kaupadele, olgu ta siis kütus või elekter või ka gaas. Et seda ma tahtsin. Need on need sammud, mida tegelikult vaja oleks, mis päriselt hinda alla tooksid. Aga vaat, ja et jutt läks nendele kütusevarudele. Kütusevarud meil paisatakse müüki nii-öelda maailmaturule selle lootusega, et siis see maailmaturu hinda alla toob. Muidugi meie kogus seal on tibatillukene. Ja tuleb välja, et meil puudub seaduses võimalus seda kütusevaru, meie enda rahaga ostetud, meie enda kütust Eestis siis jaemüügi korras tanklatesse müüki panna, et Eesti inimesed saaksid osta seda seadus ei luba. Kas te pooldaksite seaduse muudatust, mis võimaldaks Eestis Eesti enda riiklikku strateegilist kütusevaru müüa läbi tanklate soetushinnaga turule?
et oleks odavam? Aitäh! Aitäh! Võib tulla ka hetki ette, kus see soetushind on kõrgem. Me kunagi ei tea. Nii et jah, seetõttu ma soovitan seda debatti pidada varude keskusega, kes oskab kirjeldada, kuidas varusid roteeritakse pidevalt, kuidas neid kasutatakse, kus neid hoitakse. Ma olen kindel, et varude keskus ja Ando Leppiman on väga hea meelega valmis ja võimeline kirjeldama, mida me saame teha. Seal on teatud loogika, kuidas me neid varusid hoiame, et meil oleks 90 päevaks kütusevaru olemas ja see varude hulk on olemas. Kõik ei ole Eestis, enamik on, ja kuidas seda täpselt tehakse ja roteeritakse. Nii et seda ta võib kirjeldada ja kuidas seda ka müüakse, kuidas ostetakse. Nüüd endiselt tulles selle tagasi juurde, selle hinna ja kõige muu arutelu juurde, et 2020. aasta, mis teile väga paistab meeldivat, et vaadake ikkagi veel kord, hind kujuneb nõudluse pakkumise vahekorras. Siin vahepeal vaatasime järgi, et sellel ajal naftabarreli hind ei olnud mitte 96 maailmaturul, vaid 17. Ma olen kindel, et seegi oli meie valitsuse teene. Ma kujutan ette, kuidas valitsus kogunes ja ütles, et olgu see nafta hind siis maailmaturul madalal. Ja kui te mõistate mu mõõdukat sellist rõõmsameelset irooniat, et COVID-i ajal, kui energiakandjad tarbiti vähem, olid hinnad ka madalamad, see on loogilisem. Kui sul tööstused ei tööta, inimesed ei liigu, siis ilmselt ei ole ka väga tarbimist. Oleks teisiti, oleks väga veider. Nii et seetõttu ilmselt ei ole mõistlik esitada seda justkui võrdluse pähe. Nüüd põlevkivi elektri tõrjumise kohta. Ma arvan, et te olete valel teel ja ma muidugi saan aru, et seda eeskätt EKRE ja Isamaa ja Keskerakond teevad justkui sellise poliitilise võttena, et vastanduda valitsusele, puhtale energiale, taastuvenergiale, aga ärge vastanduge, et põlevkivi elektri probleem on ju kahte sorti. Üks on saastemäär, ehk seesama saaste, mille tõttu ka näiteks Ida-Virumaal sündivad lapsed juba sündides omavad lühemat prognoositud eluiga kui Tallinnas ja Tartus sündiv laps. Kopsuhaigused, kõik muud mured, see on Tervise Arengu ja erinevates raportites kenasti kirjas. Hiljuti Postimehes avaldati üks põhjalikum ülevaade, soovitan lugeda. Nüüd, mis puudutab energia ennast, põlevkivi energiat, siis tihtipeale ta tuleb turule just sellel hetkel, kui hind on kõrge, ehk tegemist on väga kõrge hinnaga energiaga. Ja inimestel, minu hinnangul Eestis, on pigem vaja energiastabiilsust ja soodsamat hinda. Soodsamat hinda pakuvad kohapealsed energiatootmised ehk taastuvad ja suure osa aastast. Ja sellega tuuakse hinda alla. Sellele lisaks peavad tulema kas jääma põlevkivijaamad reservi ja gaasijaamad juurde, mis seda tipukoormust kannavad. Ja kui on 25 aasta kõige külmem talv, siis näiteks Tallinnas keskkütte hind ei ole kuidagi kasvanud, aga seda lihtsalt kulub rohkem. Seda tasub arvestada. Nõudmise ja pakkumise vahekord. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Siim Pohlak, palun. Aitäh! Hea peaminister, kõigepealt teie meenutused 2020. ja 2019. aastast ei pea numbrite osas siiski täielikult paika. Aga märkimisväärne on see, et kütuse hinnad on Eestis üle mõistuse ning teie minister soovitab samal ajal inimestel auto asemel jalgrattaga sõita. Ja viimaste aastate hinnatõus on teinud Eesti järjest vaesemaks riigiks, aga teie praegu järjest vastates kahjuks keerutate ja hoidute vastamast ja probleemide tunnistamisest, süüdistate EKRE-t, süüdistate varasemaid valitsusi. Samal ajal on teie valitsuse liikmed selgelt öelnud, et toidu- ja kütusemakse ei tohi alandada ning on sidunud kõrgeid kütusehindu isegi keskkonnakasu või keskkonnahoiuga. Et seega ma palun konkreetset vastust teilt, et kas te olete nõus, et Eestis on kütuse ja toidu hinnad palkadega võrreldes ebamõistlikult kõrged ja kui olete, siis kas te põhimõtteliselt toetate EKRE plaani nende maksude ja aktsiiside langetamiseks, nagu mujal Euroopas tehakse, et aidata Eesti ettevõtteid ja inimesi, et riik ei saa olla lihtsalt maksukogumise ja ümberjagamise vahend, vaid riik peab olema ka õiglane ja riik peab rasketel aegadel oma inimestele ja ettevõtetele appi tulema. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Kui te küsite, et kas ma toetan maksulangetusi, siis te küsite seda peaministri käest, kes selle aasta alguses tegi Eesti ajaloo suurima tulumaksulangetuse. Loomulikult ma toetan. Me kaotasime Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna ühise loodud astmelise tulumaksu, mis alates 1200 eurost koormas iga maksumaksjat kõrgemalt. Loomulikult. See on ligi 780 miljonit, kaotasime maksukoormust ehk inimestele jääb see raha kätte. Nüüd küsisite muu Euroopa kohta. Väga hea. Tegin siin väikse võrdluse. Vaatasin avalikest allikatest, need ei ole kuidagi täppisteadus,
numbrit uudistest lihtsalt. Näiteks Soome on öelnud, et 2026. aastal nad kärbivad kuni 900 miljonit eurot. See on Riika Purra öelnud. Eestis see sama suurusjärk oleks umbes 134 miljonit. Sellises suurusjärgus me kärbime. Hispaania valitsus näiteks kiitis heaks 5 miljardi euro suuruse abipaketi. Hispaanias 5 miljardit oleks Eestis 123 miljonit. Ehk siis samas suurusjärgus umbes Eestis 123 miljonit. Berliin, Saksamaa teatas 1,6 miljardi euro suurusest paketist kütusekulude vähendamiseks. See on 1,6 miljardit, kui me võrdleme majanduse mahte, oleks Eestisse 15 miljonit eurot. 15 miljonit eurot. Me just tegime otsuse aktsiisitõusud ärajätmiseks, mis on 40–60 miljonit. Aasta alguses langetasime tulumaksu 780 miljonit. Ma arvan, et me oleme ikkagi üsna monumentaalsed asju teinud selleks, et inimeste sissetulekud tõuseks. 10% tõuseb inimeste netopalk. See on Eesti Panga hinnang. Eesti Pank oskab seda kindlasti pädevalt hinnata ja nad seda kirjeldavad. Kui tahate, vaadake nende materjalidest. Nii et kui te küsite, et kas ma tahaks astuda samme, vastus on, me oleme astunud ja astume kindlasti veel, et inimestele jääks rohkem raha kätte. Me oleme makse alandanud. Võrreldes teiste riikidega oleme käitunud väga suure hooga makse alandades. Nii et ma pigem loodan teie toetust, toetage ka aktsiisitõusude ärajätmist, toetage järgmisi samme, mida me astume, siis me oleme kindlasti õigel teel. Aitäh! Suur tänu ja sellega me lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Enne kui edasi liigume, siis Siim Pohlakul on käsi püsti, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Siim Pohlak, palun. Hea juhataja, ma ikkagi küsiks protseduuri kohta, kuidas me saaks peaministri päriselt küsimusele sisuliselt vastama, et kütt oli ju kütuse hindadest ja toiduainete käibemaksust, aga peaminister vastas, rääkis tulumaksu langetusest ja kõigest muust, hoidus täielikult küsimusele vastamast ning ütles, et kõik on kõige paremas korras. Et kuidas me saaks ikkagi selle vastusega küsimusele vastavaks, et peaminister ei räägiks suvalist juttu sealt puldist? Aitäh, hea kolleeg, et vastan teile hästi lühidalt küsimisega. Aga liigume edasi. Neljas küsimus täna on energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Tiit Maran ja teema puudutab siis metsaseadust. Tiit Maran, palun. Ja aitäh, auväärt juhataja. Aitäh, Kliimaministeeriumi energeetika ja keskkonnaminister härra Andres Sutt. Ma pean tunnistama, et järjest raskemaks läheb teie nimede segadikus orienteerumine, seda enam, et kliimateema hakkab ka üsna marginaliseeruma, nagu ka keskkonnateema selles ministeeriumis. Et ehk võiksite ühel hetkel mõelda ministeeriumi ümber nimetamiseks energeetika ja taristuministeeriumiks, aga see on retooriline, vastata pole tarvis. Mu küsimus puudutab hoopis seda saladuskatte all palavikulselt ette valmistatavat metsaseadust ja looduskaitseseadust, seaduse muudatust. Metsaseadusega teatavasti antakse siis enam kui 2/3 Eesti metsadest, majandusmetsadest, mis tagab nende majandamise vaid metsaseaduse sätete põhjal. Ei mingeid piiranguid ei tohi olla mujalt, ei looduskaitseseadusest tulenevaid ega ka planeeringutest. Seega siis 2/3 Eesti metsadest majandusmetsadeks. Aga sellel on ka teine mündi pool, mida tuleks arvestada. Nimelt praegused metsaseaduse sätted on võimaldanud pikka aega raiuda rohkem kui juurde kasvab. See tähendab tuleviku arvelt, see tähendab laste arvelt. Seda saab ka arvudes väljendada. Ajavahemikus 2017–2024 on metsastatistilise inventuuri järgi Eestis metsasid raiutud rohkem kui juurde kasvab ja seda 37 miljoni tihumeetri ulatuses, mis tähendab umbes 4,5 miljonit tihumeetrit aastas, mis moodustab kogu keskmisest raiemahust aastas, mis 11 miljonit päris märkimisväärse osa. Kui vaadata metsa alternatiivse hindamise andmeid, siis sellega me raiume iga aasta ennast umbes 160 miljoni euro võrra vaesemaks. Teate, seda ei saa nimetada kuidagi teisiti kui seadustatud röövraie. Seega siis kokkuvõtvalt küsimus on, et kui uus seadus loob garantii, et miski ei segaks röövraie jätkamist 2/3 metsamaal, siis miks see nii on? Või äkki te ikkagi plaanite mingeid muutuseid, et senist seaduslikku röövraiet piirata? Aitäh! Aitäh! Härra minister, palun! Aitäh, hea küsija! Ma korra kommenteerin seda esimest väidet ka, et Kliimaministeeriumis keskkonnateemadega ei tegeleta või nad on kuidagi teisejärgulised, et kindlasti see nii ei ole.
Selle kinnituseks on seesama metsaseaduse temaatika, mille kohta te olete mitu korda juba küsinud ja täna küsite ka. Samamoodi ei tule me ju ainult metsaseaduse muudatustega, me tuleme ka looduskaitseseadusega ja metsanduse arengukavaga. Ja näiteks looduskaitseseaduses on ettepanek sätestada üks väga oluline põhimõte, mida ma usun, te kindlasti ka toetate, et 30% Eesti maismaast võiks olla kaitse all ja samamoodi 30% siis Eesti merealast võiks olla kaitse all. Et kuidagi ei ole keskkonnateemad järjekorras tagapool võrreldes energeetikateemadega. Võib-olla energeetikateemad on lihtsalt saanud rohkem tähelepanu, sellepärast, et seal nagu igal inimesel on puutumus suurem. Siis teine, te olete ka Riigikogus ju juba mitmendat koosseisu, te ju teate, et ühtegi seadust ei ole võimalik salaja vastu võtta. Et kõiki neid teemasid, nurki saab siin saalis komisjonides väga põhjalikult arutada. Ja ma arvan, nii ta peakski käima. Nüüd te tõite sisse selle näite, et meil on siis perioodil 2017 kuni 2024 olnud metsades raiemaht suurem, kui on olnud netojuurdekasv. See on korrektne, ei vaidle üldse vastu, arvud räägivad oma keelt ja ma olen igati nõus, et sellel perioodil on raiemahud ületanud siis pikaajalist jätkusuutlikku taset. Nüüd, kui mingil perioodi jooksul on metsa tehtud rohkem, siis järelikult järgneva perioodi jooksul tuleb teda vähem raiuda ja raiemahud tegelikult on prognoositud ka vähenema. Aga samamoodi eelnes sellele perioodile 2017 kuni 2024 ka pikem periood, kus tegelikult metsatagavara või kus netojuurdekasv oli positiivne, ehk raiemahud olid väiksemad. Nii et ma arvan, see kõige olulisem ja ma loodan, et me siin oleme samal meelel, on ikkagi jõuda siis sellise ühtlase ja kestliku metsakasutuse tasemeni ja loomulikult see ajas jääb mõnevõrra kõikuma, et mõni aasta natuke rohkem, mõni aasta natuke vähem, aga kui see kõikumine on 5,4 või 5,8, peast täpselt ei mäleta, ja 12, midagi vahel, et siis see ei ole ei looduse ega ka majanduse huvides. Aitäh! Aitäh ja Tiit Maran, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, ma jään teiega väga tugevale eriarvamusele. Kui seadus võimaldab üle raiet, siis ta võimaldab üle raiet ja siin ei ole mingeid muid argumente juurde tuua. Aga selleks, et saaks selle kindlaks olla, puudutaks siis natukene selle uue metsaseaduse eelnõu teksti. Ma olen teilt seda korduvalt küsinud ja olete korduvalt väitnud, et te ei saa seda esitada, kuna see ei ole valmis. Seda ütlesite ka esmaspäeval. Mulle teadaolevalt homme hakkate te seda valitsuskabinetis arutama. Ehk siis see seadus peaks ju tegelikult valmis olema. Nii et siis nüüd on küsimus, et miks te seda mulle ikkagi näidata ei taha kui keskkonnakomisjoni esimehele või ta siis ei ole ikkagi valmis või kuidas sellega on? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Et nii nagu ma ennem ütlesin, ühtegi seadust salaja vastu võtta ei saa. Seaduse eelnõu, 3 asja tegelikult, metsaseaduse eelnõu, metsaseaduse muudatuste eelnõu, looduskaitseseaduste muudatuste eelnõu ja metsanduse arengukava. Need on kõik ilusti ühte paketti kokku pandud, meie maja poolt valmis, valitsusele kabineti aruteluks ka saadetud ja kui me oleme valitsuses selle arutelu ära vedanud, võib-olla kolleegidel on sinna ettepanekuid, täpsustusi, siis loomulikult me need täpsustused ja vaatame üle ja seejärel tuleb see eelnõu siia Riigikokku, nii et meil on siin piisavalt aega seda teemat käsitleda. Ja ma tulen korra tagasi veel selle üleraie küsimuse juurde, kus te ütlesite, et te minuga ei nõustu. Mulle tundub, et ja ma ei tea, kuidas te nagu ise olete seda üleraiet defineerinud, et kas te defineerite seda nii, et mitte ükski aasta ei tohi olla raiemaht suurem kui pikaajaline jätkusuutlik tase
või te siiski nagu nõustute, et raiemaht võib kõikuda, seal võib olla väga, väga palju põhjusi. Ja ta võib kõikuda mõlemale poole, nii nagu see ka minevik näitab, eks ole, et 5 ja 12 vahe on üle 2 korra. Et kindlasti mõjutab ju raiemahtu ilmastik, kindlasti mõjutab raiemahtu see, milline on puidu hind turul, omakorda see, et kui palju on siis kaitstud metsa ja majandatavat metsa ja kaitstava metsa osatähtsus on ju ajas kasvanud. Ja kui te ennem ütlesite, et me kuidagi tahame midagi nihutada, et siis tegelikult me fikseerime praeguse de facto olukorra, kus 2024 statistilise metsainventuuri järgi on majandatavat metsa 70% või täpsemalt siis 70,2% ja erinevate piirangute all olevat metsa 29,8%. Et minu meelest on see mõistlik, ratsionaalne valik, mis annab võimaluse ja tagab selle, et mis on kaitsmist väärt, hoidmist väärt, seda me ka kaitseme. Selle sees on ka need mitte veel kaitse alla võetud alad, aga need, mis on protsessis ehk ettevalmistamisel. Ja teistpidi annab see kindluse metsaomanikele ja metsasektorile, et metsa on võimalik majandada. Aga ma ei näe, et see, kui me ütleme, et 70% on majandusmets, siis see tähendab, et seal 70%-l tehakse oluliselt rohkem raiet, kui on praegu tehtud. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, hea juhataja, hea minister. Teie vastusest siis võib välja lugeda seda, et valitsus planeerib seadustada röövraiet. Ja tundub, et metsaseaduse eelnõu sõnastamisega saaks see teiste seaduste ees ülimuslikuks. Kas te kinnitate seda? Kas te kinnitate, et metsaseadusesse on sisse viidud sätted, mis piiravad omavalitsuste kaalutlusõigusi planeeringuprotsessis avalike ja erahuvide vahel? Kas te kinnitate, et looduskaitseseadusesse on viidud sätted, mis teevad võimatuks metsakaitse alla võtmise isegi siis, kui see on ilmselgelt põhjendatud? Kui see vastab tõele, siis on plaanitavad metsa- ja looduskaitseseaduse muudatused niivõrd põhimõttelised ja väga paljusid mõjutavad, et sellise eelnõu Riigikokku toomine ilma uue kooskõlastusringi ja kaasamiseta pole vastuvõetav ega tegelikult ka õigusriigi põhimõtetega vastuolus. Või kuidas teie arvate? Ja miks te välistate kohalike omavalitsuste ja huvirühmade kaasamise enne eelnõu Riigikogu menetlust? Ja palun ärge hakake jälle rääkima Riigikogus arutamist kooskõlastusringi asemel, sest see pole ju üldse adekvaatne jutt. Vastasel korral poleks meil üldse vaja neid kooskõlastusringe. Või kuidas? Aitäh! Aitäh! Ma mõtlesin, et ma saan kõikidele küsimustele vastata ei, aga seal siiski oli mõned küsimused, millele ma pean vastama jaa. Ja ma alustan siis sellest jaa küsimusest. Kui ma õigesti aru sain, siis te küsisite, et kas ma saan kinnitada, et selle seaduse vastuvõtmisel enam ühtegi asja kaitse alla võtta ei saa. Siis, et mis vajab kaitsmist, seda ei saa kaitsta. Et kindlasti, mis vajab kaitsmist, seda kaitstakse ka edaspidi. Et sellist paragrahvi mõtet seal seaduses ei ole ja minu käest ka mitte kunagi ei tule. Nüüd, see, mis puudutab kohalikke omavalitsusi, siis kohalike omavalitsuste puhul me teeme ettepaneku võrdsustada selle käsitluse samamoodi, kui on riigil. Ehk kui riik seab olulised piirangud näiteks metsamaale, sellepärast, et seal on vaja midagi kaitsta, siis tekib omanikul, kui need piirangud on olulised, õigus see maa riigile müüa turuhinnas. Kui nüüd kohalik omavalitsus teeb samasuguse sammu, siis minu meelest omaniku vaatest on igati õiglane oodata, et kohalik omavalitsus siis on valmis ka selle maa ära ostma. Sest omaniku vaatest ei ole vahet, kas selle piirangu kehtestab keskvalitsus või kehtestab omavalitsus. Ja ma arvan, see on nagu õige ja vajalik printsiip. Nüüd, see väide
ei pea ju paika, et seda seaduseelnõu ei ole saadetud kooskõlastusringile ja et ei ole toimunud kohtumisi. On toimunud hulk kohtumisi, on olemas kooskõlastustabel, me ei ole fundamentaalselt nende viimaste kuude jooksul mitte midagi muutnud. Seesama 70-30 põhimõte on kogu aeg olnud jutuks. See on olnud ka selles eelnõus, mis läks kooskõlastusringile. See, kui kellegile see ei meeldi, ma aktsepteerin seda. Aga ma isiklikult ei näe, et selle põhimõtte fikseerimisega me tõstaksime kedagi kellegist kõrgemale. Vastupidi, me anname kindluse nii looduskaitse vaatest kui ka metsa majandamise vaatest, et me oleme jõudnud ühte tasakaalupunkti, mis on tänane see 30-70 ja see väide, et nüüd seaduse vastuvõtmisel toimub röövraie, on otse öeldes vale, emotsionaalne, poliitiline spekulatsioon. Reeglid kehtivad edasi. Ka praegu kehtivad metsas reeglid. Ei saa raiuda nii, nagu süda kellelgi kutsub. Ja kui nende reeglite vastu eksitakse, siis sellele järgneb ka sanktsioon. Nii et selles mõttes, ma arvan, te muretsete vale koha peal, aga kindlasti me saame teda debatti siin pidada. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetan tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on aktsiisid. Aivar Kokk, palun. Aitäh, austatud peaminister. Räägime aktsiisidest ja eelkõige kütuseaktsiisidest. Kõigepealt peab tänama teid, et reageerisite väga kiiresti, kui ma teisipäeval andsin eelnõu üle, et selle aasta 1. maist aktsiisid ei tõuseks, siis ei läinud 3 tundigi, kui te raadios lubasite, et valitsuses seda otsust kaalutakse ja täna on ta 3. lugemisel. Me peame täpsustama, et see on peatamine ehk järgmine aasta praeguse seaduse järgi aktsiisid tõuseks lihtsalt 2 korda rohkem. Aga mul on küsimus hoopis selles, et me tegime ettepaneku sinna, et diisliaktsiis viia Euroopa madalamal tasemele. Täna on Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Rootsi ehk meie naaberriigid, kus meie autode transiit toimub, on selle otsuse tänaseks teinud. See otsus, et viia miinimumtasemele, ei vähendaks riigi tulusid, sest aktsiiside langetus Euroopa madalamal tasemele oleks koos käibemaksuga 11 sendi juures liitri. Aga käibemaksu tõus täna 1,3 eurolt 2 euro peale teeks ise juba üle 16 sendi. Nii et tegelikkuses riigieelarvesse laekub rohkem. Miks te soovite uuesti taastada piirikaubandust? Ma võin teile öelda, et sellel nädalal juba transiitiga tegelevad rekkad tangivad Lätis, mitte Eestis. See tähendab seda, et ka tulu nii käibemaksu kui aktsiisi poole pealt ei laeku enam Eestisse. Eesti ettevõtetel läheb halvemini, raha ehk maksud lähevad Lätti, loodetava tulu asemel on vähem makse. Majanduses meil on täna makse vaja, et Eesti majandus kuidagigi elavdada. Ja elavdada saab täpselt nii, nagu me tegime 2020. aasta kevadel. Me vähendasime aktsiise, piirikaubandus lõppes. Kas te olete minuga nõus, et me võiks ikkagi väga selgelt vähendada täna diisliaktsiisi Euroopa lubatud madalam tasel, nii nagu meie naabrid on teinud? Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Jah, aitäh, hea küsija. Kui ma nüüd vaatan mitut teie sellist väidet ja mulle tundub, et te just viitasite 20. aastale, 20. ja 22. aastale, et seal on nüüd see lugu, et Isamaa tahe oleks jõustunud, siis meil oleks COVID-eelne olukord selline, kus diisliaktsiis oleks 493 eurot. Tollane valitsus otsustas mitte valida seda Isamaa teed, et tõuseks diisliaktsiis kohe tagasi, see on 493 euroni.
tehti hoopis astmed ja neid samu astmeid praegu käiakse läbi ja praegu on see 428 eurot see määr, nii et see määr on madalam kui tollal COVID-i ajaks korra langetati, saan ma aru, ja pärast seda just, kui teie tahtel oleks pidanud see 22. aastal kohe jälle üles tagasi tõusma. Järgmine valitsus tegi õnneks astmed ja seetõttu on meil diislimäär olnud aastaid järjekindlalt madalamal, see aktsiisimäär, kui oleks see Isamaa tahtel olnud. Nii et seetõttu võib-olla sellele viitamine, ma ei tea, kas te täpselt seda soovisite välja tuua, et te tahtsite seda juba kohe kiiremini tõsta 22. aastal üles, vaevalt, ma arvan, et te tahtsite midagi muud öelda. Et hea, et me seda teed ei ole valinud. Seda esiteks. Nüüd teiseks, loomulikult me jälgime olukorda laiemalt maailmas ja kütuseturul. Mulle muidugi meeldib, et te arvate, et kõik ettepanekud on teie ettepanekutega seotud ja miks mitte, võib alati nii mõelda, aga valitsus siiski jälgib olukorda pidevalt, mis puudutab kütuseturul toimuvat ja majanduses toimuvat. Nii et kui on vaja, astume samme, aktsiisitõusude ärajätmise eelnõu on siin ja ma saan aru kõikidest sõnavõttudest, et kõik seda toetavad. Aitäh selle eest, see on hea. Ja teine on kindlasti varude kasutusele võtt, sest ma juhin siiski tähelepanu, et see kriis on ehkki jah, Hormuzi väinast, ma vaatasin BBC-st, umbes andmed on ligikaudu umbes 5% on siia poole tuleva kütuse hulk, ülejäänud kõik on Aasia ja muud riigid. Et ikkagi on eeskätt tarnehäirete kriis. See tähendab seda, et kütust tuleb vähem peale. Seetõttu varude kasutusele võtt kindlasti hõlbustab seda. Aga milliseks situatsioon kujuneb nüüd Iraani USA vahel? Turud praegu ootavad, ma saan aru, Brenti nafta hind, mida pole keegi kunagi nii kirglikult jälginud, kui seda praegu jälgitakse, on jälle veidi alla $100 barrelist. Kõik ootavad, et mis nüüd saab edasi. Kui see kriis peaks deeskaleeruma ja lahenema, siis tõenäoliselt tulevad kütusehinnad ka mõne kvartaliga alla ja loodetavasti gaasi hind ei saa liiga suur olema järgmisel talvel. Aga me kindlasti jälgime olukorda. Aitäh! Aitäh! Ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! 2020. aastal, kui me vähendasime aktsiisis, ma võin sulle öelda, et lihtsalt Rahandusministeeriumi ametnikud pidurdasid seda kahjuks poliitikute arvamust, et see võikski nii madalale aktsiis jääda. Aga kui teil ei ole neid nõunikke, siis ma võin teile rääkida, kuidas see olukord tegelikult on. Hormuzi väinast ei ole tulnud viimase 6 aja jooksul praktiliselt mitte ühtegi laeva Euroopa poole. Need laevad, mis praegu Euroopasse jõuavad, on enne Iraani sõda sealt Hormuzi väinast läbi läinud. Ehk maikuus ei tule Euroopasse mitte ühtegi laeva, kuna ei ole seal märtsikuust neid läbinud. Ehk see kütusekriis alles tuleb. Täna on hind üleval turu peal erinevatel põhjustel. Aga ma püüan teile selgitada seda, et kui meil transiidisektoris järjekordselt kütusega tekitame piirikaubanduse ja need maksud sõidavad Lätti, siis jäävad need rahad lihtsalt Eesti riigieelarvesse laekumata. Et see on oluline teema ja meie ettepanek oli 3 kuuks selle peatada ja siis vaadata olukorda. Kui olukord on stabiliseerunud, hinnad on langenud, siis loomulikult ei ole vaja seda miinimumtasemel aktsiisi seal hoida. Aga tänasel hetkel me näeme, et meie transiit lähebki kas Rootsi või Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja kõikides nendes riikides on see otsus tehtud. Ma väga lootsin, et esmaspäeval teisel lugemisel oli meie poolt tehtud see muudatusettepanek, et viia diisli aktsiis miinimumtasemele Euroopas lubatuna. Kahjuks koalitsioonipoliitikud seda ei lubanud. Kas te võtate oma südameasjaks jälgida ja teha see ettepanek kiirendatud korras, siiski teha see otsus, et 1. maist vähendame diisli aktsiisi Euroopa miinimumtasemele. Aitäh! Aitäh! Nüüd siin oli mitu asja, mida ma pean täpsustama, et kõigepealt ma kirjeldan teile, et aitäh, et te pakute mulle nõunikke ja nõu on alati teretulnud, ma olen sellele alati väga avatud. Et Hormuzi väina kaudu see kütuse liikumine, nafta liikumine on siiski umbes sellises mahus ja ma veel kord viitan BBC-le, et usaldusväärne allikas,
kindlasti neid analüüse on veel, on ikkagi nii, et 85% on umbes Aasia. Et te mõistaksite, kuidas see meie regiooni puudutab. Hiina umbes kolmandik, 31%, India 14%, ülejäänud Aasia 41%, Euroopat umbes 4% puudutab see. See on oluline mõista, et kui me viitame sellele, et Hormuzi väinast ei ole Euroopasse kütust tulemas, siis nafta puhul on see umbes 4%, mis tegelikult sealt tuli. Meile on ka teisi tarneallikaid ja teisi, aga Hormuzi väinal kindlasti on Aasiale suur mõju, Euroopale kaudsem mõju kindlasti, kuna energiatarnehäired mõjutavad mitmeid tsükleid, mõjutavad ka hinda, sest kui sul on kaupa vähem, siis hind tõuseb. Ja samamoodi on risk ka näiteks gaasiturule, kui me hakkame gaasimahuteid täitma, gaasi ei tule või gaasi hind on veidi kõrgem, seesama TTF, mis kunagi prognoositi oli umbes 34 kanti, on nüüd 50 näiteks, mis iganes see number on. Et see tähendab seda, et suvel, sügisel ja talvel, sellel ajal, kui me gaasimahuteid täidame, hiljem tarbime, võib olla gaasi hind ka kõrgem. Nii et seetõttu jah, ma teile kirjeldasin, ma arvan, et võite teiegi seda nõunikuna võtta, et ma annan ka nõu. Nüüd, mis puudutab seda riikidevahelist konkurentsi, siis loomulikult tuleb jälgida, mis see pilt on, et pärast seda, kui Läti tegi ajutise otsuse, tegi Eesti number 1 korrespondent Lätist ehk Ragnar Kond ka kohe ülevaate, mis seis on. Ja tema ülevaade oli kaunis lihtne, et see langetus ei ole kuidagi mõjutanud, vähemalt sellel hetkel ei olnud, ERR-ist vaatasin, sellel hetkel ei olnud mõjutanud seda hinnakonkurentsi. Lätis siiski oli kütus veidi kallim. Ma ei oska öelda, mis ta täna on ja tehisaru abil võin võrrelda, mõlemad numbrid on üsna samad nii bensiinis kui diislis, aga veel kord, need on tehisaru numbrid, et see võib alati ka eksida. Nüüd, mis puudutab suuremat pilti, siis jah, sellepärast me jätsime aktsiisitõusud ära, et see kanduks nii-öelda Hormuzi väina ja muu üldine inflatsioonisurve ei kanduks inimesteni, kaupadeni ja teenusteni. Varude kasutuselevõtu poolt olime samamoodi nõus just sellepärast, et see on tarnekriis, mitte ei ole mingit muud sorti kriis, vaid just tarnekriis, varud on vaja kasutusele võtta. Nii et see on umbes see pilt. Ja üldiselt eile oli ka Delfis üks päris tore lugu, mida ma soovitan lugeda, mis kirjeldas siis kütuseturu konkurentsi, kus sama keti erinevatel jaamadel on hinnavahe umbes 40 senti erinevates punktides. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsijaid ei ole, siis Aivar Kokk, teil on võimalus esitada ka siis see kolmas lisaküsimus, palun. Aitäh! No ma informeerin, et Läti ja Leedu hinnavahe on 11 senti. Ei ole vaja vaadata kogu aeg, mis on selles tanklapostis. Enamus kütust müüakse tegelikkuses rekka vedajatele ja sealt see hinda tuleb vaadata. Vahe on täna 11 senti ja väga selgelt on juba täna näha, et Eestis tankimine on langenud ja Lätis piiri peal kasvanud. Nii et see transiidisektor, mis tegelikult toob meil kütuse, aktsiisi ja käibemaksu raha eelarvesse, on näha, et juba aprillikuus suure tõenäosusega see number väheneb. Sellepärast ongi täna mure, et väga selgelt oleks vaja teha otsus, kui naabrid on teinud sellise otsuse. Me teame, me oleme olnud selle valede otsuste juures, kui on aktsiise tõstetud ja piirikaubandus tekkinud. Me ei pea sama reha peale astuma, sõltumata sellest, kes need otsuseid on teinud. Täna on mõistlik teha see otsus, et aktsiis langetada diislil, et meie ettevõtjate konkurents püsiks. Ja nii nagu ma veel rõhutan, 2020, kui me tegime selle aktsiisi langetuse, tänu sellele majandus hakkas kasvama Euroopas kõige kiiremini ja ka järgmisel 2 aastal. Seal oli loomulikult veel teised olulised otsused, et ettevõtted, et palgatoetus, teile midis ei meeldi, aga teise pensioni vabatahtlikuks tegemine, tõi raha sisse. Erinevad otsused on selleks, et majandust elavdada. Ja ma ei saanud ikkagi vastust, et kas te lubate, et te oma valitsuses ka arutate seda, et võimalikult kiiresti reageerida partnerite otsustele, et viia diisli aktsiis Euroopa lubatud madalamale tasemele. Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Mitu asja. Ma enne teie kolleegile Pohlakule seda ka kirjeldasin ja
ja ma ei häbene seda uuesti kirjeldada, et mulle väga meeldib, kuidas me mõtleme ennast võib-olla, meeldib jutumärkides, ma olen veidi irooniline, vabandust, et mõtleme ennast nagu väiksemaks teiste riikidega võrreldes, et ma lihtsalt toon näite, et te mõistaksite, et Saksa majanduse mahust näiteks, kui Berliin teatab 1,6 miljardi eurosest paketist, siis meie majanduse mahuga oleks see 15 miljonit eurot. Et saaksite aru. Selle aasta alguses näitena tulumaksureform, palju? 780 miljonit. Aktsiisitõusude ärajätmine umbes 40–60 miljonit, et me astume pidevalt samme, et hinnatõus ei jõuaks läbi aktsiisitõusude inimesteni ja teiseks, et inimestele jääks rohkem raha kätte. Sest tulumaksu alandus või tulumaksu langetamine, see tähendab, ma ütlen veel kord, tuginen Eesti Panga numbritele, on umbes 10% netopalgatõusu. 10% netopalgatõusu. Ma ei usu, et on väga palju riike, mis saavad seda ette näidata. Ausalt ei usu. Nii et seetõttu ma arvan, et eks te saate otsida neid numbreid järgmises infotunnis jälle debateerida. Nüüd, mis kütuse turgu ennast puudutab, me kindlasti jälgime seda ja sellepärast ma tegin ka ettepaneku ja miks valitsus on teinud ettepaneku, mida vist täna hääletatakse, et toetage aktsiisitõusud ärajätmist, see igal juhul aitab inimesi ja Eesti majandust ka. Eile vaatasin just vahepeal järgi, oli 15.31 on Delfis lugu rubriigis autokütus, mis räägib pealkirjaga hiiglaslik hinnavahe, kui tahad odavamat kütust, tangi firmade lahingutsoonides. Ja siin liidis on juba öeldud seda sama, et ühe ja sama keti jaamades erineb diislikütuse hind 40 senti. Et tegelikult konkurents kütuse turul on toonud seda hinnakääre väga suureks. Ja kui me võrdleme Eestit ja Lätit praegu, siis ütleme, tehisaru ütleb, et see hinnavahe on ikkagi pigem selline, et näiteks selle samas FuelST kaudu vaatan, diisel Lätis on näiteks 2,097, Eesti 1,98, nii et me oleme kaunis lähestikku. Aga loomulikult me jälgime ka naabriturgu. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. 6. küsimus on majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on energia hind ja varustuskindlus. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Meil räägitakse sisemajanduse kogu toodangu kasvust ja majandusnäitajate tõusust. Aga samal ajal müüdi maha osa meie riigi strateegilisest varast, põlevkivi kasutusõigus. Kusjuures põlevkivi on olnud aastakümneid Eesti energiajulgeolekuks üks alustalasid. Ja tekib olukord, kui riik loobub kontrollis omaenda energiaressurssi üle, siis jääb mulje, et lühiajaline raha pandi ettepoole, aga pikaajaline strateegiline kontroll anti ära. Ja küsimus on siis selline, milline on selle tehingu tegelikku majanduslik mõju ja mis on kõige olulisem, kuidas see otsus mõjutab varustuskindlust, kui kriisi hetkel ei ole otsustusõigus enam täielikult riigi käes. Aitäh! Ja aitäh, hea küsija. Lugupeetud Riigikogu esimees, et punkt 1, see teema nii põlevkivi vaates, kaevandamise vaates, kaevanduslubade vaates ei ole mitte üheski teemas minu ministeeriumi ega minu vastutusvaldkonnas. Nii et esiteks alustades, et kuna Eesti Energia on Rahandusministeeriumi valdkonnas ja kaevandamisload küsimused on tegelikult energeetika ja keskkonnaministri valdkonnas, et mul on väga raske mitte enda valdkonnas kuuluval küsimusele vastata, aga kuna te küsisite laiemalt, et kas siin on siis küsimus selles, et kas riigi vara ressurss, mis seisab jõude, kas seda siis sellisel juhul tervikuna oleks mõistlik erasektoril kasutusse anda, siis ma ütlen jah, muidugi, et üldiselt kui on mingit vara, mida riigil endal valitsemiseks vaja ei lähe, siis seda anda kasutusse, et tänu sellele laekuks makse, nii nagu ka peaminister enne viitas, et tegelikult Ida-Virumaal täiendavalt oleks inimestel tööd, kui maailma turuhinnad annavad võimaluse põlevkiviõli toota ja seda eksportida, siis muidugi
Et minu arvates on see selles mõttes väga mõistlik. Kuna ma tõesti rõhutan, see ei ole kuidagi minu vastutusvaldkonnas, siis nii palju, kui ma olen lugenud nii Eesti Energia juhatuse liikmete väljaütlemisi läbi meedia, see on olnud Eesti Energia teadlik valik, seda on toetanud nõukogu juhatus, seal ei ole mitte kuidagi olnud poliitilist sekkumist, et kuna Eesti Energia enda tulevikus näeb oma kaevandusmahtudega hakkama saada, vastasel juhul oleks lihtsalt ressursjõude seisnud, et see tegelikult ressurss pandi tööle, tänu millele erasektor saab täiendavalt lisandväärtust siin Eestis toota, töökohti Ida-Virumaal hoida. Minu arvates see on väga tervemõistuslik. Et ma ei oska kuna tõesti ma vabandan, et see kummaski otsast ei ole minu ministeeriumi vastutusvaldkonnas, on mul väga raske detailselt vastata. Aitäh! Suur tänu. Ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. No ja tegelikult majandusminister nagu ikkagi on ka selle asjaga seotud, sest see mõjutab ta mingil määral ka majandus kindlasti. Ja see, et see tehing tehti siis ilma selleta, et üldkoosolek, mis on siis valitsuskabinet ja tema esindaja, üks ministritest, tehti salaja, no see on raske usutav, aga noh, nii te väidate vähemalt. Ja siis on mulle teile majandusvaldkonna küsimus, kas te enne seda ma siis usun, kui te selles ei teadnud, te pole analüüsi teinud, kuidas see mõjutab Eesti majandust üldse tervikuna järgmisel 10 aastal, aga kas te nüüd siis teete seda ja olete seda juba jõudnud teha? Aitäh! Jah, aitäh. Jälle igaks juhuks väike fakti täpsustus, et Vabariigi Valitsus ei ole Eesti Energia üldkoosolek, et rahandusministri isikus on vastava asutuseski Eesti Energia üldkoosolek, et selles mõttes kuidagi Vabariigi Valitsuse tasemel ei ole arutlusel olnud. Et kui te küsite, jah, ma ütlesin, ei puutu otseselt minu vastutusvaldkonda, aga kui täiendavalt, kui te küsite, kas milline saab olema majanduslik mõju, ma saan nii-öelda võtta seda, mis on olnud Eesti Energia juhatuse liikme hinnang, mis ütleb, et neile põlevkiviõli tehase jaoks vajalik ressurss on olemas, ehk seda sama kaevandusõigust nüüd edasi andes või edasi müües kaevandusõigust erasektorile, tänu millele erasektor saab rohkem põlevkiviõli toota, seda eksportida, hoida töökohti või isegi, ma ei tea, töökohtade arvu suurendada tänu sellele, see kindlasti on positiivne mõju Ida-Viru majandusele. Et mis need täpsed numbrid on, seda ma ei oska öelda, aga jällegi, ma arvan, see on selline ideoloogiline, võib-olla ka selline põhimõtteline vastasseis, et kas see riik peaks igas asjas ise olema omanik, et võimalikult palju riigikapitalismi, mina seda ei toeta, üldiselt eraturg on mõistlikum majandaja, riik erinevaid on see infra, taristu, ressursid, mida me vajame riigi julgeoleku või erinevate oluliste teenuste täitmiseks, neid ressursse me kindlasti ju riigina hoiame, nendes ettevõtetes meil on ju kas ainuosalus või enamusosalus vähemalt, et olla otsustuse juures, küll aga kui on mingi ressurss, mida riigil valitsemiseks igapäevaselt vaja ei ole ja seda on võimalik kas läbi kaevandusõiguse anda erasektorile, et seal lisandväärtust tuua, mina väga toetan seda. Ja ma arvan, et tõesti nii nagu ka siin enne viidati, et väga kahju on, et kuna tundub, et on väga suur soov kuidagi Viru keemiagrupp või siis Eesti Energia tuua sellisesse poliitilisse mudamaadlusesse päevapoliitikas, ma arvan, see ei ole mõistlik. Et kui on küsimusi, vastavad ettevõtte esindajad saavad kindlasti nendele vastata, aga see, et kui Ida-Virus täiendavalt luuakse töökohti, tegelikult on võimalik põlevkiviõli eksportida, minu arvates sellel on majanduslikult kindlasti positiivne mõju ja tervikuna, et erasektor mingites kohtades ongi efektiivsem ja mõistlikum, ma arvan, see on ka üldine majandusloogika. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus esitab Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Vaatame sellele, te ütlesite, et tegelikult see ei ole valitsuse otsus, vaid see on ettevõtte otsus, mis kuulub Eesti riigile ja loomulikult me esindame Eesti riigi huve läbi meie siis omaniku esindaja seal nõukogus. Aga te väidate, et ei ole sinna sekkunud otsustesse. Samas VKG on kohtunud Kliimaministeeriumis lausa 17 korda. VKG on kohtunud teiega nii 27. mail eelmisel aastal kui ka 3. veebruaril. Ehk siis tegelikult, et kindlasti te olete kursis, kuidas ettevõttel läheb ja
ei saa nagu väita, et vastupidist. Nüüd kogu selle protsessi juures tegelikult ju tekitab küsimus, kuidas seda kõike tehti. Ehk siis avalikku arutelu ei olnud. Ja majandusministrina ta ju täiesti saate aru, kui me räägime põlevkivi kaevanduse õigusest, mis anti nii-öelda kuskil kabineti vaikuses 30 aasta kaevandusõigus anti erasektorile, no siis see ei ole nagu kohane. See ei ole ilus, ütleme ausalt. Ja te ju seda saate aru, sellepärast et te ei julge mulle silma vaadata ükski ministritest. Sellest lähtuvalt ma küsin, kas te ei arva, et see protsess oleks pidanud olema läbipaistev, arusaadav ja avalikkuse ees tehtav, kui selline otsus oleks üldse pidanud sündima? Aitäh! Ja aitäh. Esiteks, ja ma kirjutasin mõned teemad, mis te ütlesite samale ülesse, kui te seda kõnet endal pidasite, et mitte meelest minna, et saab väga ilusti silma vaadata ja proovin võimalikult teile otsa vaadata vastates. Esiteks, alustades et tõesti, et üldiselt selle formaadi mõte, tuletan meelde, on see, et ministrid käivad, annavad aru enda valdkonnas toimuvatest tegevustest ja ma teen seda suurima hea meelega. Et te ka just viitasite, et kui palju on keskkonna- ja energeetikaminister kohtunud või kui ka palju on kliimaministeeriumis käidud. Vabandust, ma tõesti ei saa sellest kuidagi rääkida, sest see on teine ministeerium, teine vastutusvaldkond. Küll aga te õigesti mainisite, et olen ka mina kohtunud VKG esindajatega mitmel korral. Ma alustan sellest, et ma kohtun iga nädal väga mitmete Eesti ettevõtjatega, et ma arvan, see majandusministri roll ongi saada reaalselt igapäevast tagasisidet, kirjeldada, millised on riigi valikud majanduskeskkonnas. Nagu ma olen rõhutanud, minu tänase valitsuse vaatest riik ise kuidagi või valitsus majandust juhtima ei peaks. Meie ülesanne on luua konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Ja seda ma heas koostöös on see ettevõtlusliitudega, ettevõtjatega, erasektoriga olengi teinud. Mis VKG-d puudutab, siis mõlemal kohtumisel on küsimus olnud üldse puidusektorist. Selles mõttes, kas siis biorafineerimistehas, selle olevik, tulevik, võimalikud õiglase ülemineku fondid, et saan täitsa öelda, et ei põlevkivist kahjuks või õnneks me mitte ühelgi kohtumisel rääkinud ei ole, kuna see valdkond, nagu ma ütlesin, kaevandamisõigused ei kuulu kuidagi majandusministeeriumi valdkonda, küll aga konkreetne ettevõte on palju laiema haardega. Ja jällegi, mul on väga kurb tegelikult üldse, ma arvan, ega need ettevõtte omanikud, juhid, kindlasti keegi ei ole õnnelik, et kahe äriühingu vahel tehtud tehing on kuidagi toodud siia poliitilisse sellisesse mudamaadlusesse. Et nagu ma rõhutasin, Vabariigi valitsus ei ole kuidagi sellega seotud olnud, ettevõtte esindajad on öelnud, need on olnud ettevõtte juhatuse nõukogu teadlikud otsused, mis puudutab tervikuna riigi ressursi kõige mõistlikumat ja efektiivset kasutamist. No nagu ma juba enne teie kolleeg Arhipovile ütlesin, mina seda väga toetan. Kui riigil on ressurssi, mida konkreetselt valitsemiseks või tagavarade hoidmiseks vaja ei lähe, et see tuua majandusse kasutamisse, tänu millele me saame põlevkivi õli siin toota, eksportida, hoida rohkem töökohti või isegi kasvatada töökohtade arva Ida-Virumaal. Mul on väga keeruline aru saada, miks Keskerakond selle vastu võitleb, et Ida-Virumaal töökohti täiendavalt juurde luua, et eraettevõtlus Ida-Virumaal saaks areneda. Õiglase ülemineku fond samamoodi, seal on erinevad meetmed just, et Ida-Virumaal olevad ettevõtlikud inimesed saaks luua uusi ettevõtteid, saaks teha investeeringuid, et Ida-Viru majandus mitmekesistuks. Väga veider, ma tõesti ei saa aru, miks te selle vastu võitlete. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on sisejulgeolek. Mart Helme, palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud Kristen Michal. Mu teema on küll natukene moondunud millegipärast. Ma tegelikult tahtsin keskenduda eelkõige elanikkonna kaitsele, aga see on ka sisejulgeolek. Nii et ma ei räägi teemast mööda. Nüüd küsimus on seotud sellega, et me oleme täiesti mõistlikult ja õigustatult asunud rajama kaitseliini Kagu-Eestisse. See hõlmab punkreid, see hõlmab kõiki neid kraave ja draakoni hambaid. Ja mul ei ole selles suhtes valitsusele mingit kriitikat. Küll on aga küsimus ja küsimusega on pöördunud minu poole muide ka kohalikud inimesed. Käisin just nädalavahetusel, olin mitu päeva Lõuna-Eestis ja jutt jõudis minuni kohalike elanike kaudu. Nimelt, need kaitserajatised on meie kahe riigi vahelisest kontrolljoonest kohati tunduvalt, isegi kilomeetrite võrra Eesti poolel. Ja nüüd
sellele ei kellegi maale piltlikult öeldes siis kontrolljoone ja kaitserajatiste vahele jääb hulgaliselt inimeste eluasemeid ja ma ei oska täpselt öelda inimeste numbrit, kui palju sinna jääb, neid võib olla ikkagi tuhandeid. Ja inimeste küsimus on, aga mis meist saab, kui tõepoolest tuleb sõjategevus? Me oleme ju siis sisuliselt lahinguväljal. Mida riik kavatseb meie kaitseks teha? Ja ma edastangi praegu nüüd kohalike elanike mureliku küsimuse, kas te oskate vastata, missugused on riigi plaanid seoses nende kaitserajatiste ehitamisega kohalike elanike suhtes? Mis neist saab? Kas nad jäetaksegi sinna lahingumaale või on evakueerimiskavad? Kas evakueerimiseks on piisavalt aega, vahendeid ja kõike muud seesugust? Nii et see on teema. Aitäh! Jaa, aitäh. Ma püüan vastata üldisemalt, ma ju väga täpselt ei tea, millisest konkreetsest kohast või kellest juttu on, aga hea meelega jah, et annan selle edasi Kaitseväele ja Päästeametile, kes saavad siis kohalike elanike informeerida. Laiemalt jah, ma arvan, hämmastav, aga me tõepoolest oleme ühes asjas üksteisega nõus, et valmis tuleb olla ja need kaitserajatised tuleb rajada ja nende kaitserajatiste rajamise eesmärk ongi ikkagi, et Eesti riiki kaitsta esimesest hetkest peale, kui meie naaber peaks agressiivseks muutuma, astuma samme Eesti iseseisvuse ja julgeoleku vastu. Et see on selge. Inimeste puhul on kindlasti nii, et kui te küsite, et kas mis siis saab, et inimesi kindlasti teavitatakse, kui oht on reaalne, kui on vaja evakueeruda. Selliseid õppusi meil on ka toimunud erinevates paikkondades, vajadusel toimetatakse neid veel. Evakuatsiooni eest vastutab Eesti riigis Päästeamet, neid korraldab ka neid sündmusi koos Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitseväega. Ja kui on teavitus, et ohutase on selline, et on vaja evakueeruda, olgu see põhjus siis idanaaber, aga võib vahel olla ka looduslikust tingitud või tehnogeensed õnnetused, mis nõuavad evakueerimist, siis selleks samme astutakse. Ja loomulikult, kui peaks olema eelhoiatus või ettehoiatus, informatsioon meil, et on tekkimas reaalne oht, reaalne kriis mingis piirkonnas, siis kindlasti inimestega suheldakse ja inimesed evakueeritakse sealt alast ära. Et see loomulikult peab olema riigi ja erinevate ametite ülesanne, et inimesed tuua nii-öelda hävingu teelt ära, sest kui läheb tänapäeval, nagu te ise näete, sõjapidamiseks, siis ega ta ei piirdu selle ühe alaga või laiemaks. Aga täna ma siiski tahan rõhutada seda kõike öeldes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Eesti on kaitstud. Me oleme toimivas kaitseühenduses NATO, mis on kõige tugevam kaitseallianss maailmas ja lisaks on meil tugev regionaalne partnerlus. Lisaks investeerime rohkem kui enamik riike NATOs kaitsesse, sellel aastal 5,4%. Nii et see tagab ka võime ehitada välja need rajatised ja tagab võime ka olla valmis kaitseks ja on toimivad eelhoiatus ja luurevõimed meil täpselt samamoodi olemas. Nii et selle alusel me tegutseme ja kui on vaja evakuatsiooni, siis Päästeamet seda korraldab ükskõik kus piirkonnas ja ükskõik millisel põhjusel seda vaja on. Aitäh! Aitäh! Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh! No inimestel on muidugi mitte ainult oma elu pärast mure, vaid on mure ka nende varade pärast, sest kui nad evakueeritakse, mis nende varadest saab. Ja küsimus on ka selles, kas varade hävimise või pahatahtliku hävitamise korral on riik valmis maksma kodupaikadesse tagasi pöörduvatele inimestele kompensatsioone. Ja kas neid kompensatsioone on võimalik juba varem eelhinnata, et oleks teada, et inimestel on talud, inimestel on inventarid, inimestel on tehtud investeeringud, missuguses summas võiks riik aidata neid uuesti jalule. Et see on ka nüüd üks küsimus, aga teine küsimus puudutab nüüd meie häiresüsteemi. Teatavasti meil hiljaaegu olid nende droonidega seoses siin häired, mis SMS-idega inimestele jõudsid või ei jõudnud kohale, aga need häired olid piisavalt ebamäärased. Ebamäärased selles tähenduses, et oli lihtsalt, et drooni oht, varjuge. Inimesed laiutavad käsi ja ütlevad, aga kuhu ma varjun? Ma jooksin tänavale,
mõtlesin, et lähen sinna maa-alusesse parklasse, see oli kinni öösel. Et võib-olla peaks võtma nüüd ikkagi käsile ja seda häiresüsteemi täiustama ja seda sõnumit täiustama sellega, et inimestele antakse ka informatsioon selle häirega seoses. Teile lähimad varjumiskohad asuvad siin, seal. Et jällegi, ma saan aru, peaminister isiklikult ja otseselt loomulikult üle kogu Eesti neid aadresse jagada ei saa, aga mure on inimestel akuutne ja kuna me elame ikkagi väga ebastabiilses maailmas praegu, siis inimeste palved, ja see on jällegi tulnud inimestega suhtlemisest, ongi see, et see mitte ainult muuta kogu see inimeste hoiatamise süsteem selliseks kiiremaks ja kellaajaliselt mitte tunde venivaks, vaid koheselt kohale jõudvaks, aga ka täpsustavamaks, mida ikkagi konkreetselt teha. Meil tuleb ikkagi inimesed ära tsoneerida. Ühed inimesed on meil Ida-Virumaal, teised inimesed on meil Saaremaal. Nad kõik ei vaja ühesugust, ja vabandust, ma kohe lõpetan, ühesugust hoiatust, aga kõikidel puhkudel peaks olema selle hoiatuse juures ka varjumiskohad. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh. Hea küsimus ja ütleme, et väga ka aktuaalne. Et kõigepealt mitu nüanssi, et jah, evakuatsiooni kohta me juba enne rääkisime, et Päästeamet seda korraldab vastavalt sellele, mis iganes see põhjus ja regioon on, see on nende ülesanne. Kodudesse tagasipöördumise toetust tunnistan ausalt, mulle ei meenu, et me oleks valitsuses kuidagi arutanud, et pean üle vaatama, kas me oleme arutanud. Ma arvan, et me ei ole seda läbi arutanud, sest loogiline oleks, et kui teine riik peaks teisele kallale tungima, siis ta tegelikult maksab selle kinni. Ja ütleme, Eesti riik kindlasti hoolitseb selle eest, et inimesed saavad oma koju tagasi. Et see on meie ülesanne esimesest meetrist alates. Nüüd, ja selleks me ka valmistume. Nüüd, mis puudutab seda õhuohu ja õhuteavituse sõnumeid, meil oli jah valitsuses ka eelmisel nädalal sarnane debatt ja minu palve oli täpselt samamoodi, et peab olema selge, kui tuleb mingi teavitus, mida see tähendab ja mida inimene peab tegema. Sest ütleme, me oleme varem Eestis võib-olla opereerinud ka laiemalt julgeoleku väljal ja inimesed on ka harjunud sellega, mida erinevad pädevad asutused, PPA, Päästeamet, Kaitsevägi ütlevad, et on olnud selline rünnakuks valmistumine või vahetu õhuohu tingimus. Aga nüüd on tekkinud juurde võimalik õhuoht, ehk see siis hulkuv droon, sihtmärgita droon. Ja seetõttu tulebki neid kahte eristada. Nüüd selleks, et see oleks hästi eristatav ja arusaadav, palusime juhised määratleda neid ja need on nüüd leheküljel kriis.ee. Nii et kui saate teie edasi anda või keegi infotunni jälgijatest või ajakirjanduskriis.ee sellisele leheküljele minna, seal on ka juhised, kuidas käituda vahetu õhuohu korral ja kuidas käituda võimaliku õhuohu korral. Ja ma ilmselt püüan seda ka valitsuse pressikonverentsidel veel täiendavalt üle korrata. Need on kaks erinevat kategooriat, et kui võib-olla lihtsamalt öeldes, siis kui on võimalik õhuoht ehk sihtmärgita droon, siis üldiselt oma elutegevust võib jätkata, lihtsalt tuleb olla valvas. Ja kui on vaja varjuda, siis kõige parem ja lihtsam viis on leida ruum, millel aknaid ei ole, aga kõik täpsemalt, mida täpselt millises järjekorras teha ja kuidas teha, on kriis.ee leheküljel. Ja ohuteavitussüsteem meil on nüüd muutmisel, tuleb uus kaasaegsem, sellega Siseministeerium tegeleb. Igor Taro ütles, et loodetavasti ehk selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses on meil siis uus see võrgukärjepõhine või selline süsteem, kui ma seda õigesti nimetan, süsteem, mis siis, nagu me oleme mujal maailmas näinud erinevate katastroofide puhul, paneb telefoni undama, kes iganes, kus iganes sa oled ja jagab sulle vastavat informatsiooni. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Selle sama ohuteavitusega, et ma läheksid edasi, et nüüd me oleme saanud 2 reaalset õppetundi selles, kus esimene oli see Auvere droon, lendas üle ja siis läks ohuteavitus, läks ainult Ida- ja Lääne-Virumaa nende mastide piirkonnas olevatele inimestele ja telefoni kasutajatele, pluss
äpi omanikele, oli ta siis Austraalias, Inglismaal või kus iganes. Nüüd teise korraga oli ta juba natuke suurem ja üle-eestiline, välja jäid vist ainult Saaremaa, tähendab saared jäid välja, aga nüüd, kui hakata selle sõnumi sisusse vaatama, siis mind nagu esimese hooga kummasti see, et täpitähed olid kuidagi segamini läinud, et õ asemel olid ööd, et kas see nüüd on ka valitsus ette võtnud, et noh, tähendab, ma saan aru, et see võib-olla oli mingist eelnevast ajast, aga te võite oma SMS-i kontrollida, et see on niiviisi, et kas selle ei ole tähelepanu pööratud, kas sellega planeeritakse sõnastikku muuta või klaviatuuridel lisada õ-täht sinna, et Kaitsevägi või Päästeamet saaksid õigekeelselt neid kirjutada ning see varjumise juhis, et kas see oleks mõistlik sinna juurde, kas või lingina, et kus asub sinu lähim varjumiskoht, et see võiks sinna sisse rakendada. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Tõepoolest vaatan minagi, et mulle tuli ka neid teavitusi, et mulle tuli ka selle e-alarm-äpi kaudu ja siis Ole valmis äpi kaudu ja tuli ka sõnumina. Need ongi erinevad mehhanismid, et äppides tavaliselt sa saad määrata selle piirkonna ja sinna piirkonda see teavitus peaks ka minema, mis see huvi pakub. Sest ma mäletan näiteks Ukrainast tagasi tulles, mul oli nende õhutõrje äpp endiselt peal ja siis telefon hakkas koledasti tundama, andis teada, et õhuhäire on, eks ju, ja siis oli see siiski Ukrainas, mitte Tallinnas, eks ju, et kuna ma olin huvipiirkonnale määratlenud selle, kus ma olin ja see teavitus mulle tuli, siis ta hakkas undama. Aga tõepoolest, ma vaatan jah, 24. aastal on veel õ-tähed olemas ja juba 24. aasta maist on läinud need üle ö-täheks, nii et nüüd naljaga pooleks ja loodame, et minu sõbrad Saaremaalt ei pahanda, aga see paistab mingi saarlaste vandenõu olevat, et püüame siis sellega kuidagi eraldi tegeleda, et küsime üle, et mis seal ööde või õõdega on, aga selle taha ei pea see süsteem jääma. See süsteem peaks jah olema selline, et ta ikkagi valib, ütleme ideaalis, ja ma saan aru, et selle poole püritakse, aga las siis Siseministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet ja Päästeamet, kes sellega tegelevad, seletavad, peaks olema ikkagi nii, et annab sulle selle kärje põhjal, kus sa asud teavituse, siis sa saab ka määratleda, kus siis võiks olla varjumiskohad või mida teha. Sest kui tegemist on võimaliku õhuohuga, ehk selle hulkuva drooniga, siis tegelikult ei olegi midagi muud vaja, et sa lihtsalt oled valvas, jälgid olukorda ja kui on vaja varjuda, siis sa lihtsalt leiad näiteks akendeta ruumi, vannitoa, mida iganes selle jaoks sobib. Et kui on vahetu õhuoht, siis tuleb varjuda ja siis tuleb leida see varjumiskoht ka. Et kas see on avalik varjumiskoht, kas see on selleks kohandatud kelder, garaaž, mis iganes selleks siis sobib. Nii et sellega toimetamine käib ka ja kui meil valitsuses oli arutelu, Päästeameti juht Margo Klaus oli seal samamoodi, et neil on ka eraldi kalenderplaan nendeks tegevusteks. Ka sellel aastal tulevad talgud, mis on siis talgu formaadis, et inimesed tegelikult vaatavadki üle oma potentsiaalsed varjumiskohad ja sellega hakatakse ka täiendavalt toimetama, sest paljud on sellega juba vaeva näinud, kõik kindlasti mitte, aga need hulkuvad droonid või sihtmärgita droonid kindlasti meenutavad, et selleks tuleb vaeva näha. Nii et ma kasutan võimalust reklaami teha, et kriis.ee, kallid inimesed, minge kõik vaatama selle debati tulemusena, kuidas miski toimub ja Päästeamet kindlasti korraldab erinevaid sündmusi, õppusi ka ja selle õ- ja öötähega tegeleme eraldi. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame 7. küsimuse käsitlemise. Ka 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anti Allas ja teemaks on õpilaste kultuurkäikude kohta. Anti Allas, palun! Aitäh, hea esimees, väga austatud peaminister! Et probleem, millega ma teie poole pöördun, on taas väga tõsine, et kirjeldan. Nimelt siis teie valitsuse ministrite tehtu ja tegemata jätmiste tõttu on senine Eesti koolide õppekäikude süsteem viimase poole aasta jooksul suurde segadusse paisatud. Väga suur hulk Eesti lapsi on jäänud ilma võimalusest saada osa kultuurist, teatri, muuseumi, galeriide külastusest ja nii edasi. Minu hinnangul see aeg on raisatud, laste õpiajast on see välja lõigatud ja seda on väga raske tagasi teha. Lisaks tohutu segadus koolides, pinged õpetajate ja lapsevanemate vahel. Ja ütlen juba ette ära, et naeruvääristada seda muret ei ole mõtet hakata. Mure on reaalne. Numbrites väljendub ka selles, et kultuuriasutuste külastajate hulk on õpilaste näol reaalselt oluliselt kahanenud ja nende asutuste tulu on langenud. Ja koolidel on olnud ainus võimalus
riskida ja haridusministri varasemaid suuniseid eirata või tegevus ära jätta või siis leida keset eelarve ja õppeaastat kuskilt täiendavat raha, mida osaliselt on leitud, aga valdavalt mitte. Ja see on tõesti olnud raske. Ja siit siis küsimus, et milline on teie hinnang terviklikult sellele probleemile? Kas tänaseks on see probleem valitsusjuhi jaoks lahenduse leidnud? Kui jah, siis milline see on ja kas see on piisav? Kui ei, siis millal see tavapärane õpikäikude süsteem, mis enne haridusministri korraldust oli, saab taastatud vähemalt sellel tasemel ja et õpilased pääsevad teatrisse ja muuseumi? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Jah, ka mina olen vaadanud seda probleemi murega. Ja tõtt-öelda ma ei olegi näinud kedagi, kes seda naeruvääristaks, nii et me vist ei pea siit ühiselt üleskutset tegema. Ütleme nii, et olen isegi sellega kokku puutunud, et 2 vanemat last käisid koolis ära ilma, et seda debatti oleks võib-olla liiga palju olnud ja me kõik ju teame, kuidas klassiraha kogutakse ja lapsed käivad erinevates kohtades ja võib-olla seda debatti ei olegi liiga palju peetud. Ja nüüd kõige noorema puhul on juba seesama küsimus, et millisel viisil seda klassiraha siis saab koguda, et minna kuskil. Ja mis siis teha, kui keegi ei anna sinna klassirahasse? Tegelikult nagu reaalsed küsimused, eks ju, ja puudutavad kõiki lapsevanemaid, mind samamoodi nagu teisi. Seetõttu on tegemist täiesti nagu arusaadava ja põhimõttelise küsimusega. Mulle endale tundub, ja ma arvan, et meie mõlema kolleegid haridus- ja kultuurivaldkonnast, ja õnneks haridusminister on ka selgitanud ja nüüd uue juhendi teinud, aga siiski see probleemi allikas tunduvad olevat, ma ei tea, kas nii võib öelda, probleemi allikas, aga vähemalt praeguse olukorra allikas võib-olla saab nii öelda. Ma vaatan põhikooli ja gümnaasiumi seadust ja seal on paragrahv 82.11, mis siis ütleb tegelikult selliseid asju, et kooli õppekava alusel munitsipaal- või riigikoolis toimuvas põhi- või keskharidusõppes osalemise eest ei tohi õpilastelt või seaduslikelt esindajatelt nõuda kaasrahastamist. Ja koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa, sulgudes õppekava väline tegevus, võib kulusid katta kooli põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras õppekava välises tegevuse osalejate kaasrahastamisel. Ja see nüüd lugu on selline, et õigluse ja tõe huvides see on 2013. aastast pärit punkt. Ja me oleme aastas 2026. 13 aastat, ei ole keegi tegelikult sellel teemal nagu probleemi tekitanud, kui niimoodi võib öelda, eks ju. Ja nüüd ma saan aru, et tuli, veel kord tuginen ajakirjanduslikel andmetel, tuli ühelt lapsevanemalt kaebus, kes ütles, et ta ei soovi kooli tegevuse eest täiendavalt maksta, kas see on õige. Ja selle tulemusena siis püüti lahendada seda seaduses kirjal olevat ülesannet, mis osutus tegelikult, lahendus iseenesest ei toonud mingit kergendust, sest mõte ju on selles, et haridus Eestis, nagu põhiseadus ütleb, nagu seesama põhikooli gümnaasiumi seadus ütleb, et hariduse eest täiendavat tasu ei küsita. Ja nüüd me oleme olukorras, kus tegelikult ongi, kus vabatahtlikult võib lapsevanem maksta, raha võib koguda, aga see, kas konkreetne laps läheb konkreetsele üritusele, ei saa olla selle annetamise või selle rahaga seoses. Ja see käik ei saa olla osa koolihariduse programmist. Et tegelikult ongi nagu hariduses selline keeruline lõks loodud, eks ju, kus me oleme ise probleemis. Aga ma kohe jätkan seda selgitamist, sest reeglid on sellised. Reeglid on tõepoolest sellised ja Anti Allasel on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, hea peaminister, et nagu kinnitate seda probleemi olemasolu, et tõesti, nagu siiralt kahju on nende laste suhtes, kes siis, nagu ma juba enne ütlesin, et see aeg on neilt ära võetud ja seda poolt aastat nagu tagasi ei tee, aga küsisin ka siis nüüd, kuna haridusminister on andnud selgitusi sellel teemal koolidele ja küsisin mitmelt koolijuhilt, helistasin läbi, nad ütlesid, valdavalt oli hinnang selline, et jätkuvalt, et nad sellest aru ei saa, õigemini öeldi siis niimoodi, et mida ta rohkem seletab, seda segasemaks läheb. Ehk siis see probleem on jätkuvalt üleval ja on ka ju täiesti arusaadav see mure, et väga paljudel õpilastel ja vanematel ongi väga raske neid
tasusid maksta, mis need koolikäiv kaasa toovad, aga sellest hoolimata peaks ikkagi võtma nagu pikema aja ja kogu süsteemi terviklikult paika panema. Et mis teie arvamus on, et siis saate ka edasi vastata, aitäh? Jah, aitäh, ma siis tõepoolest jätkan sealt, mina ise mõtlen oma laste pealt ja oma kogemuse pealt ütlen, et tegemist on reaalse küsimusega, oma sõpruskonnalt kirjeldan seda sama, et haridusest kuulen seda ka ja ma tahan siin rõhutada, et see süü ei ole ju kuidagi haridusministrile, et Kristina Kallas ka parima tahtmise korral 2013. aastal seda normi ei teinud. Vähemalt ma kahtlustan, et ta ei olnud sellel ajal haridusminister ega vastutaja. Võib-olla ma eksin milleski ja siis ma pean jälle selle ümber lükkama, aga 2013 tõenäoliselt mitte, eks. Et see on mingisugune reeglistik või nii-öelda kokkulepe, mis tuleneb, ma saan aru, põhiseaduse printsiibist, mille me oleme siis 2013 ehk 13 aastat tagasi pannud kirja. Ja öelnud siin selles seaduses, et kooli tegevuse eest ei tohi küsida raha, õppekava välise tegevuse eest võib küsida küll. Ja nüüd ongi see olukord, et kui kõik lapsed lähevad siis koos etendusele või muuseumi, siis justkui see peaks olema õppekava väline, et kas siis, kui me lähme Kumusse ja vaatame kunsti, kas me siis seda tunnis enam ei tohi arutada või et nagu lapsed töötaks riigisaladusega veidi, et see ongi nagu pentsik lugu. Et ometi haridus on Eestis ülikõrgelt hinnatud valdkond ja seal on targad inimesed, aga me oleme loonud jälle sellised reeglid, mille tulemusena me nüüd kõik ise oleme hädas nende reeglitega, kaasa arvatud haridusminister. Et siin me ei ole tegelikult eri paatides, me oleme kõik ühes paadis. Ja praktikas ma saan aru, see olukord on nüüd selline või vähemalt see kirjeldus ja kui ma saan õigesti aru, kindlasti keegi võib jälle parandada, on see olukord selline, kus klassiraha võib koguda, selleks peavad reeglid paigas olema, kool saab koguda ja lapsed saavad koos minna muuseumisse ekskursioonile, lihtsalt see ei saa olla enam kohustuslik tegevus. See on see olukord, eks ju, kuhu me oleme jõudnud. Ja ütleme, ma ei oska öelda, kuhu see täpselt nüüd edasi viib, et kui sa klassis ütled näiteks mingis grupis, me teame väga hästi, me oleme kõik noored olnud ja noored praegugi, on väga eneseteadlikud, kui nad ütlevad, et nad ei pea sinna minema, siis kindlasti osad jätavad minemata ja nii edasi. Ja kui keegi ütleb, et aga ta ei taha sellest maksta või ta ei taha sinna klassiraha anda, sellepärast see on õppekava väline tegevus, eks ju. Et mis siis saab? Praktikas on see elu olnud Eestis ju aastakümneid kogu aeg nii, et lapsevanematelt küsitakse, mõni annab veidi rohkem, lapsed käivad ära, kõik on lahendatud, keegi ei jää ilma tegelikult. See süsteem on toiminud ilma seadust jälgimata, ilma seadust küsimata. Mulle tundub, et tegelik elu on ise olnud adekvaatsem kui see 2013. aastal seadusandja poolt kirja pandud normatiiv. Ja seetõttu ma arvan, et haridusministeeriumi selgitused ja vabad käed koolidele sellega toimetada ja klassidele on väga mõistlik, aga mina ei välistaks, kui on vaja täiendavalt muuta neid reegleid või kuidagi selgitada neid, seda tuleb edasi teha. Õnneks haridusminister on võtnud ka aktiivse hoiaku, ise selgitusi jaganud. Nii et me ei peaks ise nende kirja pandud reeglite või sellisel viisil kirja pandud reeglite tõttu oma elu keeruliseks elama kohas, kus seda ei ole vaja teha. Lapsed peaks saama muuseumisse, kontserdile, kuhu iganes, klassiraha peaks saama koguda, mõni panustab veidi rohkem, saame alati hakkama, oleme saanud. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Madis Kallas, palun. Aitäh! Lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud peaminister, head valitsuse liikmed. Tänane olukord, millele ka Anti Allas viitas ja tegelikult peaminister juba vastas, on tegelikult päris vana probleem juba ja eelmise aasta lõpust hakkas ta vaikselt kerima just sellest vaatest, et see probleem tekitati ja reaalsuses on täna küll saadetud siis koolidele info, mis puudutab siis nii-öelda korduma kippuvaid küsimusi, kuidas ja mismoodi võis ka tulevikus neid asju lahendada ja kuidas saaks ikkagi lastevanematelt siis vabatahtlikeks kultuuritegevusteks raha küsida. Ja ma arvan, et see on õige arutelu, õige debatt, aga kõige kurvem selle asja juures on see, et reaalsuses 4-5 kuud on olnud kannatajateks lapsed ja see statistika, mis on kultuuriasutuste poolt meile saadetud, näitab päris karmi nagu pilti, et väga kõvasti on kukkunud siis koolide ekskursioonid, koolide külastused erinevatesse asutustesse. Aga ma küsin natukene teises vaates, mis puudutab just kaugemate piirkondade lapsi, kaugemate piirkondade kooli, ja kus üks nii-öelda osa sellest kogu probleemist või sellest teemast on see pilet muuseumisse, galeriisse, teatrisse saamiseks, aga on pigem siis transport, mingitel juhkudel ka majutus, toitlustus. Ja reaalsus on see, et üha rohkem meie elu koondub suurematesse linnadesse ja üha kallimaks on läinud ka transport. Ja probleem süveneb.
Ja siit küsimus, et kas teie näete, et ka tulevikus võiks veel rohkem diferentseerida siis pearaha sellest lähtuvalt, siis koolides õpilastele makstavat pearaha sellest lähtuvalt, kus kohas konkreetselt see kool asub ja kui kaugel sellest koolist on siis lähimad muuseumid, kultuuriasutused, et anda ka võimalus nendele lastele, kes kaugemates piirkondades on kultuuri nautimiseks? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Jah, tegemist, nagu te ütlesite, tõsise teemaga ja ma juba kirjeldasin oma vaadet sellele, et on jah, vahel hull lugu, kui hakatakse seadust täie rangusega täitma ja näpuga järge ajama. Selgub, et 13 aastat see seadus seal oli, leiba ei küsinud, lapsed käisid muuseumis ja kontserdil ja probleemi ei olnud. Ja piisas ühest kaebusest demokraatlikus riigis, kus kogu riigi haridussüsteem ja kõikide laste muuseumis käimine on halvatud. Viisakalt öeldes, eks ju, ja nüüd kõik palehigis töötavad, teie töötate siin, haridusministeeriumis inimesed töötavad, koolides inimesed töötavad, kogu aeg otsivad lahendusi. Õnneks see lahendus on siiski tervest mõistusest olemas, et on võimalik koguda neid annetusi, selleks kultuuritegevuseks on võimalik minna, see peab olema lihtsalt sõnastatud millisel viisil ja lihtsalt ainuke küsimus on, et kas siis kõik lapsed ja vanemad tahavad tulla, kui nad ütlevad, et nad teavad, et see on kooli õppekava väline tegevus, aga see on juba nende otsustada. Nii et, ja veel kord, kui on vaja seadusi täpsustada, täpsustame, nii et jah, 13 aastat vana reegel, nüüd jõudis siia ja nüüd hakati seda selgitama ja tagajärjeks on segadus. Kultuuriranits on vastus sellele teisele teie poole küsimusele, et kultuuriranits on õppekäikude kõige olulisem rakendusmeede ja selle eelarve on umbes 1,5 miljonit. See on see meede, mis aitab siis käia, ütleme, tema eesmärk on igale õpilasel oleks võimalik tagada õpikäik ja Kultuuriministeerium on sinna ka veidi raha juurde pannud just sellepärast, et laste ja noorte regionaalne kultuuri kättesaadavus oleks parem. Ja ütleme, eelistatult on just tasuta külastuse saajad, näiteks läbi Kultuuriranitsa need koolid, kes tavapäraselt neid kultuuriasutusi külastada ei saa kooli asukoha või õpilaste erivajaduse tõttu, nii et see Kultuuriranits on selle arvestusega tehtud. Ja koolidel on võimalik tasuta pileti puhul katta see transpordikulu, kas Kultuuriranitsa toetusest või muul viisil, kas siis näiteks omavalitsuse toetusega, nii et selleks on ka võimalused olemas. Ja kultuuriminister, ma tean, on öelnud, et järgneval aastal ta teeb ka analüüsi ja püüab Kultuuriranitsasse ehk võimalusel vahendid juurde tõsta. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud peaminister. Sellega lõpetame 8. küsimuse käsitlemise. Ühtlasi on lõppenud ka tänane Riigikogu infotund. Ma tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid ja Riigikogu liikmeid aktiivse osaluse eest ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.